Tere õhtust head korvpallisõbrad, Alexela korvpallimeistriliigas kohtuvad täna omavahel TTÜ korvpalliklubi ja Pärnu Sadam. Tutvustame meeskondi. Pärnu Sadam mängib järgmises koosseisus. Number 3 Tomi Niits, number 4 Elana Raap, number 7 Evina Seskuk, number 8 Martin Kirgas, number 10 Saimo Suut, number 12 Martin Kask, number 13 Daniela Kubala, number 16 Meilo Pavali, number 24 Kaspar Lootus, number 51 Elena Nilik ja number 77 Mihkel Kersalu. Võistkonnavõilev Heiko Rannola Mahtari. TTÜ korvpalliklubi, number 4 Sandra Saar, number 5 Tiivo Kõpel, number 7 Ivo Paulaks, number 8 Aleksar Paul, number 9 Sander Veget, number 10 Aleksandr Kabemaa, number 12 Elain Koog, number 22 Elena Tüme, number 23 Toomas Aali, number 23 Nikola Uuri, number 41 ja 52 Joonas Järvelain. Võistkonnavõimeid Tähi, Raido Lindmets. Tänasega kohtunikud Ava Hoidko, Mihkel Männiste, Aleksei Lahov. Võistluste komissar Atso Matsalu. Tere õhtust kõikidele korvpallisõpradele siit TTÜ spordihoonest 29. märts ning oleme siin taas täna Kris Killinguga ja omavahel siis kohtumas turniiritabeli 4. TTÜ korvpalliklubi, turniiritabeli 5. Pärnu Sadama meeskond ja suure tõenäosusega need meeskonnad täna, kes siin kohtuma asuvad, lähevad vastakuti ka play-off seerias veerandfinaalis, see muidugi veel 100% kindel ei ole, kuid teeme siis selle turniiritabeli puust ja punaseks ka kõikidele Delfi vaatajatele selgeks. Nimelt, kui TTÜ peaks täna võitma selle kohtumise siin Pärnu Sadama vastu, säilib neil tegelikult ka teoreetiline võimalus püüda turniiritabelis 3. kohta. Selleks aga tuleb siis juba pühapäeval võõral väljakul alistada ka Rapla Avis ning põhiturniiri viimases kohtumises koduväljakul järgmisel neljapäeval Tallinna Ülikool Kalev. Ja kui TTÜ peaks täna selle kohtumise võitma, siis 4. koht kindlustatakse juba kindlalt ära, ehk siis 4. kohast allapoole enam langeda TTÜ meeskond ei saa. Aga kui Pärnu peaks tänase kohtumise võitma, siis see tähendab, et nende jaoks on vaja viimases põhiturniiri kohtumises koduväljakul Valga vastu võitu ja siis on hoopis Pärnu meeskond sel hooajal põhiturniiri 4. meeskond ja TTÜ langeb 5. Aga kui Pärnu peaks täna võitma ja Valga vastu laupäeval kaotama, siis on ka TTÜ-l võimalik veel 4. tõusta, kui 2 järele jäänud põhiturniiri kohtumist võidetakse. Igatahes seis on üsna keeruline, aga lühidalt öeldes TTÜ-l on võimalik veel 3. tõusta. Pärnule jääb siis põhiturniiri lõpuks kas 4. või 5. koht. Nii et täna kindlasti ülioluline kohtumine siin käima läheb, kuna nagu sai öeldud, meeskonnad suure tõenäosusega ikkagi lähevad play-offis omavahel kokku. Heiko Rannula ka enne mängu andis mõista, et täna on ülioluline kohtumine ja nemad võtavad seda juba kui play-offi mängu. Nii et palju on kaalul. Saame näha, kes siit täna pikema õlekõrre võtab.
Kris, kuidas sina hindad, kelle võiduvõimalused siin täna suuremad võiksid olla? No tere õhtust ka kõigepealt minu poolt ja no kui nüüd väga aus olla, siis ütleme nii, et ei oska tõesti praegusel hetkel midagi oodata, sest mõlema võistkonna jaoks on see, ütleme nii, et selle hooaja üks kõige tähtsamaid kohtumisi ja võtame siis seda, kui tõesti nagu Heiko Rannal ütles, play-offi mängu, kõik hakkab puhtalt lehelt ja ma ütlen, et siin tuleb siuke 40 minutit ikka korralikku korvpalli, nagu eile oli ka Tallinna Ülikool Kalevis ja Rapla mängus, et siin kes oma tahtmise peale surub, see ka mängu lõpus selle võidu kätte saab. Ja võistkonnad ongi lahtiüppeks juba väljakule tulnud. TTÜ alustab siis oma tavapärases põhikoosseisus mängujuhi koha pealt Sander Viilup, lisaks veel tagaliinis Kiu Rakkenberg ning Sten Olmre ja alumised mehed siis traditsiooniliselt Joonas Järvelainen ning Toomas Raadik ja Pärnu samuti üsna tavapärases koosseisus alustamas leedukas Edvina Šeškus, Simon Sutt, Mihkel Kirves, Reinar Hallik ning horvaat Tomagoj Pubalo ja Olmre sealt kohe esimese viske võtab, aga Mihkel Kirvesel on käsi peal ja ilmses Pärnus toimunud kohtumises tegelikult Mihkel Kirves üsna hästi Sten Olmrega kaitses hakkama sai. Ja et seal oli veel Mihkel kindlasti abimehi olemas ka, et seal Olmrel oli mingil hetkel 3 meest peal, aga vaatame, et kuidas Olmre oma korrektuurid teinud on ja kuidas ka TTÜ selle vastu teinud on. Ja kindlasti suur küsimärk on, kuidas see saadakse Edvinas Šeškusega seal korvi all hakkama, et praegu Viilup sai sellega väga hästi hakkama ja teame, et Šeškusele meeldib väga hästi siin küsida korvi alla palli ja sealt low postist neid olukordi luua endale ära lahendada, et ta on oma pikkuse kohta väga hea low posti mängija. Ja Šeškus just ongi see mees, kes pärast Norman Käbini põhimängujuhi vigastust on tegelikult just eelkõige tagaliinis selleks Pärnu liidriks tõusnud ja Rapla vastu siin eelviimases mängus 30 punkti, nii et tõesti kindlasti suur küsimärk täna TTÜ jaoks, kuidas Šeškusega seal korvi all just eelkõige hakkama saadakse. Järvelainen võtab raske keskpositsiooni, viske jääb lühikeseks, aga Raadik on hästi lauas ja siit ongi tänases kohtumises siis skoor avatud ja TTÜ läheb 2-0 seda kohtumist juhtima. Ja et kus siis ütleme nii, TTÜ võiks täna olla ootlikum, on see, et nende pikad mängijad ehk Joonas Järvelainen, Toomas Raadik ja Nikola Vujovitš pingi pealt on eeldavalt ikkagi kiiremad, kui on Pubalo ja Reinar, et nad võiks 1-1 rohkem ette võtta. Et low postis paremini ise kaitses hakkama saada, on kõvasti vaja võidelda, aga kui 1-1 ette võtavad, siis jääb võimalus ka see, et Pubalo ja Reinar jäävad eemale ja sealt tuleb väljast hea vise ja teame, et TTÜ-l on kõik head viskajad. Ja TTÜ nüüd siit 2 kiiret viga kohe korjab Toomas Raadikule ja Sten Olvrele siis esimesed vead kirja lähevad, aga päris hästi nüüd Raadik siin survet on avaldamas, saabki Pubalolt selle palli kätte ja TTÜ nüüd kiiresti tulemas. Akenberg 300 ei võta sealt viset, Pubalo on nüüd tema peale jäänud, Akenberg läheb korvi all lõpuni ja hästi nüüd meeskonna kapten sealt teravust teeb, aga paneb üsna lihtsa viske mööda. Ja et tuleks kindlasti 1-1 neid pikemaid mängijaid ette võtta, kui siin Simon Sutt teeb väga hästi, nüüd 1-1 lahendab ära, et tuleks Pubalol ja Reinaril need vead võimalikult kiirelt täis saada, aga siin Järvelainen kohe üle ja peale ja võt see on Järvelainel meeldib. Järvelainen on see mees, kes kui ta paar esimest viset siin ära paneb, siis hakkab ka selliseid raskemaid ära panema, nii et Reinar Allik kindlasti kaitses peab olema täna valmis Järvelainist korralikult katma ja Šeškus nüüd võtab 3, Akenberg läks sealt kattest alt ja TTÜ mehed lauas kindlalt. Ja et ju siis on kokku lepitud, et lähed Šeškusel seal esimesel pikerolli all alt, aga kui siin Järvelainen võtab teise ja paneb selle ära ja Heiko Rannula võtab selle peale kohe time-out'i. Ja see on pahandus Pärnu jaoks, kui Järvelainen siit on 2 kiiret 3 ära pannud ja nagu sa ütlesid, Rannula kohe siit minutilise mõtlemisajaga võtab ja lähme meie esimesel pausile. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Igal õigel majal on korralik aken, uks ja koduvalve ka. Sest turvalise Eesti loovad turvalised kodud. G4S, sinu eest valvel.
ja tagasi TTÜ spordihoones ja Heiko Rannula põhisõnum siis, mis siia kommentaatori pingini ka kuulda oli minutilisel mõtlemise ajal, oli see, et mehed kehad kõvaks, et on Pärnu veidi uimaselt seda mängu alustanud. Ja et ei ole valmis oldud just, et TTÜ on niisuguse poolkiirete pealt neid oma 8 punkti siin teeninud ja Järvelainen 2-3-st, et tagasiminek kaitsesse on natukene loid olnud. Ja saame siis näha, kuidas need Rannula ergutussõnad seal meestele mõjusid, igatahes Šeškuse juhtimisel on nüüd rünnakud siin Pärnu üles võtmas, Pubalo. Šeškust jälle otsitakse sinna korvi alla, Akenberg on samasugune tugev tükk tegelikult sinna vastu, et on üsna sarnased Akenberg ja Šeškused, mõlemad on sellise üsna suure ülakehaga ja jõulised tagamängijad ja praegu jääb Akenberg selles võitluses peale ja Šeškusele siit ründaja viga. Ja neil omavahel võitlus käib ka ja seal käib ikka korralik nügimine. Ja Šeškusele siit juba teine viga, nii et praegu selles Eesti-Leedu maavõitluses siis Akenberg ütleb nii 2-0 peal, aga mäng on alles algusjärgus ja 2,5 minutit siis polegi siin veel õieti mängitud ja TTÜ siis uuesti otsaudist palli mängu panemas. Järvelainen nüüd ja Pubal on siis Järvelaineni peale pandud, et kui ma enne võib-olla siin veidi kritiseerisin Reinar Allikut, siis Allik hoopis täna on Raadiku peal. Viilub palliga. Järvelainen nüüd seal Pubala vastu täiesti tühi äär on. Kas Järvelainen nüüd otsustab sealt kiirusega mööda minna? Pubala hästi tegelikult jalgadest liigub ja sunnibki piisavalt raskeks Järvelainen seda viset tegema. Järvelainen siis eksib. Ja Mihkel Kirves hea teravus. Ja Sander Viilup siis TTÜ mängujuht peab esmakordselt täna käe tõstma. Sander Viilup esimene. Ja et samas õige viga, et ei lase siin kohe lihtsalt korvi endale ise ära panna. Ja päris huvitavad võitluspaarid on siin täna tekkimas, et Sten Olbre on siis kaitses Mihkel Kirvest katmas, nii et vaatame, kui palju Kirves hakkab siis ka selge ees Olbre vastu korraldama, et ka seal ikkagi üsna korralik pikkuse eelis Kirvesel on. Allik nüüd seal nurgas palliga. Kirves. 6 sekundit rünnata, nüüd Pärnu peab hakkama viskele minema, Kirves paneb raske viske, aga Pubalo on hästi lauas. Ja aga siin kohe Järvelainen ilusti oli seal Toomasele abis ja saab selle palli kätte ka, et Pubalo eksib sööduga. Akenberg nüüd Pubalo tema peale jäänud. Ja leitakse Olbreselt 45 pealt ja Sten Olbrel ka esimene kolmene läheb ja 11-2 on siis TTÜ meeskond seda kohtumist Pärnu vastu juhtima läinud, aga ega me oleme ennegi neid algedusid siin mängu alguses jäänud ja kindlasti Pärnu meeskond siin kosub ja tuleb siia mängu veel tagasi, aga praegu TTÜ mehed ikkagi väga korralikult kaitses on mängimas ja taas siis Pärnu rünnak ebaõnnestub. Järvelainen juba kolmas kolmene ja Joonas Järvelainen on peo siin püsti pannud TTÜ spordihoones ja Akenbergil võistkonna kaptenina on samuti rusikas püsti, et TTÜ tõesti on hästi seda kohtumist täna alustanud. Ja et see on nüüd lausa 4 tabav kolmene. Ja Akenberg, vabandust, Järvelaineni arvel siis 3-3-st ja Olmre arvel 1-3-ne. Nii et tõesti, TTÜ on näidanud siin kodusaalis sel hooajal mitmes mängus korraliku viskekontserdit. Ja täna on siis ka alustatud 3-4-4, nii et Pärnu meeskond peab nüüd kaitses veidi lähemalt võtma hakkama. Ja et siin nüüd huvitav vahetus ka, et Heiko Rannula võtab Tomakoi Pubalo välja ja toob Rannar Raabi tema asemel. Ja veidi lühemaks seda Pärnu koosseisu nüüd, kui Mihkel Kirvesele vilistatakse sealt jalaga mäng. Võib-olla tõesti Pubalo jäi nende TTÜ pikemate meeste Järvelainen ja Raadikuga seal ei saa nüüd öelda, et võib-olla veidi aeglaseks, aga ei meeldi Pubalol sealt 3 sekundi jalast nii väga välja tulla ja Rannula siis selle käigu nüüd teeb, et koosseisu veidi lühemaks. Ei saa nüüd Olmre kuidagi sealt palli mängu panna, aga leiab ikkagi Viilupi. Pärnu meestel on seal nüüd käed vahel ja jääb siis out ikkagi TTÜ-le. Ja Viilup seda ise ka nüüd läheb mängu panema. Rannar Raabil ka siis, kes äsja mängu on tulnud, väike vigastus siin vahepeal oli. Hüppeliigest väänas ja oli ka tegelikult selline praktiliselt kuuajaline mängupaus Rannar Raabil ja sina Rannariga siin enne mänguga veidi rääkisid, et siiski see hüppeliiges veidi tunda annab ja just sellistel nii-öelda külgliikumistel, et kindlasti ka Rannaril on ka siin play-offideks veel kõvasti juurde panna. Ja nüüd see oli Viilupile kas teine viga juba. Just ja Rait Käbin kohe TTÜ peatreenerina ka reageerib, toob siis Sander Saare mängujuhi koha peale. Sutt palliga Allik. Taas Sutt siis kõige rohkem minuteid Pärnu meeskonnas on keskmiselt mängimas.
32 minutit keskmiselt Sutt igas kohtumises väljakul viibib ja Edvina Šeskus siis siit 2 punkti ka Pärnule vahepeal juurde. Ja nii nagu Šeskusele meeldib teha sinna low post'i see pall saada ja Olmre jäi natukene nii-öelda pehmeks sinna ja sai siukse poolaagi ära panna ja siin nüüd Kiur eksib 3 ja kohe saab Pärnu vastata ja Šeskus 3 möödas. Ja võib-olla Akkenbergilt oli seal TTÜ rünnakul veidi kiirustatud see 3, Raap nüüd korvi alla välja ja väga lihtsalt nüüd saab Raap sealt 2 punkti Pärnule ära panna. Ja see on Rannari kõige tugevam külg siis ehk tahab murda läbi. Saare nüüd rünnakut üles võtnud Olmre, Sutt on siis täna Olmre peale siin alguses jäänud. Raadik tuleb kattesse, Olmre tahab sealt katete 2 mehe vahelt nii-öelda läbi minna, see väga hästi ei õnnestu ja lõpuks see sööt ka sinna Toomas Raadikule on ebatäpne ja Rait Käbin siis teeb siit oma käigu vastu. Kergelt hakkas initsiatiiv käest ära minema, 14-6 numbrit tablool ja Rait Käbin siis esimese minutilise mõtlemispausi täna võtab. Kui rääkida TTÜ Pärnu selle hooaja seerias, siis eelnevas 3 mängus on 2 korda võidurõõmu maitsnud Pärnu meeskond ja korra siis jäänud siin TTÜ spordihoones peale TTÜ meeskond, nii et kõik 3 mängu, mis on seni meeskondadel peetud, kõigis on siis võidurõõmu maitsnud kodumeeskond. Oktoobris Pärnus võitis Pärnu 3 punktiga 82-79. Siis mängiti novembrikuus Tallinnas, TTÜ sai üsna suureskoorilise ja kindla võidu 89-71. Akkenbergilt selles kohtumises 23 punkti ja nüüd viimati mängiti 14. veebruaril Pärnus. Seal siis taas Pärnu pikem õlekõrre tõmbas numbritega 76-67 ja seal TTÜ oli siis tõeliselt hädast oma Koin Pubaloo, kellelt 26 punkti ja 12 lauapalli ja TTÜ poolelt siis tegi suurepärase mängu Joonas Järvelainen 29 punkti ja 9 lauapalliga. Aga meeskonnad on siin tulemas kohe-kohe platsile ja TTÜ poolelt siis taas üks vahetus tehtud. Nimelt nende ainus võõrleegionär Nikola Vujovitš, 24-aastane 20 serblane, on siis tulnud Toomas Raadiku asemel platsile. Ja tundub, et Pärnu jätkab samas koosseisus. Pärnu meeskond siis hakkab rünnakut üles võtmas ja Šeskus näitab Raabile, et too see pall nüüd ise üle. Kirves ei ole täna rünnakul ülemäära nähtavalt, Reinar Allik võtab sealt kiire 3 ja Allikul peab nüüd küll teraselt pilgu peal hoidma. Ilmselt oli Nikola Vujovitš tema peale nüüd jäänud ja võib-olla ei tabanud kohe ära, mis selle Reinar Alliku nii-öelda kõige suuremad trumbid seal korvpalliväljakul on. Ja et Niko läks sinna abistama natukene ja Rannar Raap õigeaegse katte seal pani ja Niko jäi sinna kattesse kinni ja Reinar kohe sai sealt tuld anda. Saare nüüd, Reinar Allik on tema peale jäänud, Saare otsustab 3 kasuks ja Sander Saare ka paneb siit 3 ära, nii et TTÜ 3-6-5 täna siin esimesel veerandajal. Väga korralikult on kodumeeskond kohe selle püssi paukuma saanud, aga teiselt poolt nüüd Olmre laseb liiga lihtsalt Raabil sealt alt jälle ära panna. Ja et ei saa Rannaril seda hoogu üles lasta, et kui see mees selle hoo üles saab ja sealt jõuga minna, siis võib seal olla niimoodi, et ongi pudru ja kapsad on seal TTÜ mängijatel, on pikali maas kõik. Ja Olmre võtab siit nüüd järjekordse TTÜ 3, see läheb mööda ja tuleb kaitsesse igal juhul nüüd tagasi tulla. Taas Raap palliga, Raap on seda kohtumist vahetusest hästi alustanud. Ei ole seda palli nüüd kellelegi sealt anda, leiab Kirvese, kes hakkab kohe Olmre vastu ette võtma ja midagi ei ole öelda, sest enne Olmre on kohtumise alguses siin kaitses nüüd veidi pehmeks jäänud. Ja et algas selles Šeskuse olukorras, kus Šeskus sai panna ära ja nüüd on siin järjest nii Rannar Raap kui ka Mihkel Kirves 1-1 tema ette võtnud ja on jäänud hätta. Ja selgelt TTÜ mäng on nüüd liigselt nende visete peale jäänud, ka Akkenberg võtab siit üsna kiire keskpositsiooni viske ja paneb selle ära, nii et kindlasti nüüd TTÜ mehed peavad rohkem seda teravust sinna korvi all otsima ja miks mitte ka sinna Vujovitšile selge ees korvi poole mängima. Ja et peaks ikkagi selle Reinarit ära kasutama küll, et Reinar ei ole teada-tuntud kaitsevirtuaas. Olmre ja see Järvelainile sööt taas ebatäpne, 8 sekundit nüüd rünnata. Järvelainen hakkab kindlasti sealt nüüd Kirvest ette võtma, viib ennast sealt ka üsna hästi viskel, aga paneb selle mööda, nii et Pärnu on nüüd selgelt kaitses asjad paremini toimima saanud. Šeskus, Vujovitš nüüd tema peal. Küsib nüüd Kirves sinna lühema Saare vastu, seal on selge pikkuse ülekaal ja Kirves võtab sealt, ei võta 2+1 rünnakut, aga üsna hästi nüüd Pärnu mehe Kirvese poolt lahendatud ja siit 2 vaba viset siis Mihklile on tulemas.
Et siin Pärnu on väga hästi tegelikult ära kasutanud neid vahetusi, ebavõrdseid vahetusi, kus seal ühe mängija jääb nüüd siin Mihkel Kirvese peale või Seskus jääb nii-öelda siis natukene endas kehast nõrgema vastu, et seal on need olukorrad ära lahendatud. Et ei ole just need pikad mängijad, kes lahendavad, aga just lühikesed. Just, et on Pärnul tegelikult väga pikk koosseis tagamängijad Edvin Šeskus ja Simon Sutt tegelikult on selle positsiooni kohta ikkagi üsna pikad mängumehed ja täna siis tõesti edukalt on selge seda asja ka ära kasutatud. Kirves paneb siit nüüd esimese vabaviske mööda ja mõlemad meeskonnad siis vahepeal ka 2 vahetust tegid. Pärnu poolelt mängu esimest korda täna number 3 Tormi Niits ja Tomagoj Pubalo siis taas sekkub mängu ja TTÜ poolelt tulid tagasi mängija Sander Viilup ning Toomas Raadik ja Kirves siin üsna lihtsa vea nüüd teeb, aga Pärnul selles suhtes ohtu ei ole, et see võistkondlikult alles 3. Ja nüüd on Mihkel Kirves Toomas Raadiku peale pandud. Ja nüüd jälle taas siis Tomagoj Pubalo tulekuga veidi pikkust juurde ja Nikola Vujovits. Selle mees siis väga palju pealtpanekuid sel hooajal näinud ei ole, aga on näha, et see mees ka mängult on aina paremasse vormi tõusmas. Ja võttis minu sõna kuulda, mis ma talle hommikul ütlesin. Seskus 3-45 pealt paneb mööda ja Vujovits tundub, et võtab selle lauapalli endale. Saare nüüd palliga üle tulemas, Raap annab sealt kõrgelt survet, aga saavad TTÜ mehed selle pressingu alt välja ja kas Raadik hakkab seal Seskuse vastu omakorda lahendama. Saare, Raap annab sealt palju abi. Raap ikkagi jõuab sinna Saarele ette. 8 sekundit rünnata, nüüd peab Raadik sealt minema viskele. Oma tugeva vasaku käega teeb sealt sellise poolhaagi, see läheb mööda ja nüüd omakorda Pärnu siis. Tormi Niitsu juhtimisel on kiiresti üle tulemas ja hästi Tormi Niits leiab Edvin Šeskuse korvi alt ja 2 punkti Pärnule juurde ning vahe taas -3 siis Pärnu poolt vaadates. Ja et seal oli tegelikult Tormi natukene läks tasakaalust välja, aga Seskuselt õigeaegne lõige korvi alla ja hea sööt sinna tuli ja 2 punkti oli vaja sisse tõsta end. Ja nüüd seal on, tundub, et veidi saali inventar koos lagunenud igatahes jah, seal aetakse asi kiiresti korda ja mäng saab jätkuda. Mõlemad meeskonnad taas vahetavad. Saali teadustaja nagu ütleb, TTÜ poolelt täna esmakordselt väljakule number 7 Ivala Pajumets ning Pärnu poolelt siis kõige enim väljakul viibib Simon Sutt. Kirves nüüd lauas, Saare sealt 3 eksis. Ja nüüd leiab hästi Tormi Niitsu sealt Kirves terause pealt. Ekstra sööt veel nurka, see läheb mööda, aga Kirves hästi ründelauas. Ja et Kirves on siuke hästi võitleja, et ei taha kuskil mitte midagi järgi anda. Ja nüüd Viilup koristab selle lauapalli TTÜ-le. Ja kas nüüd TTÜ mehed lahendavad kiiret? Vujovits võtab 3 seal pool kiirest. See läheb mööda, kellele läheb lauapall. Pajumets seal kõvasti võitlemas on. Ja mängu peakohtunik Aare Alliko siis näitab, et pall läheb üle Pärnu meeskonnale. Olemegi teile veel tänased kohtunikud võlgu. Nagu see öeldud, peakohtunik Aare Alliko, kes eile siis ka Audentse spordihoones Kalevi ja Rapla vahelisel mängul õigust mõistis. Ja teda täna siis abistamas Mihkel Männiste ning Aleksei Mohov. Ja Rannar Raap siis mängujuhi koha peale. Praegu Pärnul jäänud. Niits, Sutt, liigutatakse seal 3, aga nüüd seda palli Sutt läheb, teeb teravust. Viga sealt ei anta, aga tundub, et pall jääb siiski Pärnu meeskonnale. Ja nii on. Mihkel Männiste tuli, näitas Mohovile, et pall on Pärnu oma. Just praegu tuli eredalt välja see, miks on vaja siia mängu 3 kohtunikku. 2 kohtunikku olid nii-öelda 2 vahel ja Mihkel Männiste siis näitas, et selgelt ikkagi TTÜ mängijatest see pall auti läks, aga Raap on nüüd jäänud Saare vastu seal korvialuses võitluses ja kasutab selle nii-öelda jõu ülekaalu ära ja tõesti Rannar Raap on hästi tänast kohtumist alustanud. Raabilt siis üsna lühikese mängu ajal 6 punkti, 2 lauapalli kirjas, kui nüüd viimased 10 sekundit siin TTÜ-l nüüd seda veerandit lõpuni mängida. Saare kutsub Vujovitsi kattesse, ei kasuta seda katet, läheb Saare hoopis lõpuni ja üsna hästi nüüd. Ka siin Eesti meistriliigas juba üsna pikalt mänginud Sander Saare võtab sealt 2 vabaviset Tormi Niitsult välja. Ja et Sander Saare ka, et on siin oma vigastustega olnud kimpus oma põlvega, et kindlasti TTÜ-le väga oluline mängumees olnud just seda, et seda tempot vahepeal alla kruttida ja mängu juhtida. Et kindlasti tema vormis olek hakkab siin alles nii-öelda paremaks minema. Sina ju Siim temaga siin oled natukene teinud rohkem. Ja kindlasti, eks ta vaikselt kosub ja peatreener Rait Käbing on kindlasti loodab, et sealt kõva abi play-off mängudeks tuleb. Igatahes
Saare siit 2 paneb ära ja 5,9 sekundit jääb nüüd ka Pärnule mängida. Pubalo, ja kas Kirves nüüd lahendab ise selle olukorra, igatahes 3 sekundit on veel minna. Ja nüüd üsna lihtsalt Mihkel Männiste sealt 2 viset annab. Aga igatahes Kirves on minemas vabaviskejoonele 2 viset viskama. Sander Viilupile läheb siit juba 3. viga, nii et põhiviisikus mängujuhi koha peal väljakule tulnud Viilup siis juba vigadega hädas. 3 viga kirjas. Aga Sander Saare kindlasti on täna vääriline vahetus sellele kohale. Ja, et siin Viilup oligi, et natukene ei teadnud, kumba pidi ise kaitses olla ja jookses seal kõrval ja Kirves õigel hetkel andis kere ja sealt viga vilistati Viilupile. Ja paneb siit siis punkti juurde Mihkel Kirves Pärnule ja see vise ei olnud kaugel, et oleks ka korvi läinud. Igatahes esimese veeranda on TTÜ siin võitnud. Kui alguses saadi kiire üle 10-punktiline algedu sisse, siis minutilise mõtlemisaja pausiks ikkagi seda suudeti vähendada ja 2-punktilise eduseisus siis TTÜ läheb siia veerandaegade vahelisele pausile ja paneme meie ka siit väikse pausi teele. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LED-House. ledhouse.ee. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Scarlett Johansson. I'll find out who I was. Ulmemärulis, hing anumas. Kinodes 7. aprillist. Tagasi pildiga TTÜ spordihoones. Ligi nädal aega meil seda Alexela korvpallimeistriliiga põhiturniiri siin veel mängida on jäänud. Nimelt põhiturniir siis lõpetatakse järgmisel neljapäeval siin samas TTÜ spordihoones, kus TTÜ siis viimases Alexela korvpallimeistriliiga põhiturniiri mängus võtab vastu Tallinna Ülikool Kalevi meeskonna. Aga täna siin TTÜ siis mängimas Pärnu Sadamega ja Eesti esimese veerandaja TTÜ 2 punktiga võitis. Kris, mis sulle statistikast enim silma jäi? Kiire algedu, mis TTÜ sai ja mis 3-ga lõpuks võideti, oligi ainult see, et TTÜ tabas 9-5 3 punkti visked, aga 2 punkti visked 10-2, et siis 50% tegelikult 42-37 hoopis Pärnu Sadama, ülejäänud statistiline näite on kõik võrdne. Ja Pärnu siit ka kiiresti suutis nüüd mänguseisu viigistada. Akenberg läheb nüüd Alliku vastu teravust tegema ja Reinar Allikule, kes siis värskelt oma korvpallikooli Ida-Virumaal avas, teeb siit oma esimese isikliku vea täna ja Kiur Akenberg siis saab minna 2 vabaviset viskama. Akenberg sel hooajal siis ka TTÜ rivistuses on palju minuteid mänginud, keskmiselt 31 minutit väljakul olnud, 12,6 punkti ja lisaks siis ka 2,7 resultatiivset söötu, nii et võistkonna kapten siis on ka ikkagi korralikult TTÜ edusse sel hooajal panustanud ja siit ka Akenbergilt kindlalt 2 punkti juurde. Ja TTÜ siis taas pääseb 2-ga ette. Šeškus, Kirves, võid palliga. Ja taas otsitakse Šeškus sinna korvi alla. Seekord oli Järvelainen tema vastu jäänud. Seal ikkagi selgelt jõu ja pikkus ülekaal peaks olema Järvelainenil. Igatahes Šeškus läheb ise nüüd küljeauti sisse viskama ja näitab, et tehakse liikumine number 5 küljeaudist. Suit palliga, 10 sekundit nüüd rünnata Pärnul. Ja Allik võtab sealt nüüd 3, see läheb mööda, aga Pubalo on lauast kõige kõrgemal. Ja tundub, et Toomas Raadikule siis siit selle palli võitlusel läheb teine isiklik viga kirja. Toomas Raadikul ka kindlasti täna taas raske tööpäev on, kuna Pubalo on ikkagi ta selgelt pikkusega üle. Ja saame näha siis, kuidas Raadik täna Horvaadiga hakkama saab. Ja siin ikkagi Horvaat teeb Raadikul ikka juba mitmendat korda päris korralikult haiget ka.
ja hästi, Mihkel Kirves tuleb nüüd ründelauda ja kes see oli, kas see oli Pajumets, kes selle olukorra nüüd seal lauavõitluse olukorras maha magas ja ründelaud ja 2 punkti siis Mihkel Kirvesele siit taas kirja. Järveläinen, Olmre nüüd vahepeal mängu tulnud taas TTÜ poolelt. Pubal on nüüd tema vastu jäänud ja Rait Käbin ka seal kavandab, et mehed tõmbame laiali, jätame nüüd Olmrele seda mänguruumi sinna. Ja Olmre otsustab 3 kasuks ja see läheb mööda, nii et Sutt tuleb siis juba Pärnu poolelt kiiresti üle. Allik. Ja Allik siin näitab oma sööduoskust. Seekord küll mitte positiivsest küljest, aga Reinar Allik on nüüd pärast Norman Käbini väljalangemist selle meeskonna parim söödutooja, keskmiselt 3,3 resultatiivset söötu siis Reinar Allikult, nii et pika mängija kohta igati korralik näitaja. Ja nüüd Rait Käbin siin tõi väljakul täna esmaskordselt Rain-Markus Koorti ja millegipärast ma arvan, et ta tõi just Koorti sellepärast, et tema siis Mihkel Kirvest hakkaks seal katma. Ja Koort on selline ka kõva võitluslik mängija ja veidi sellist Kirvese tüüpi mängija võib isegi öelda, et on. Kui siit Reinar Allik taas paneb 3 mööda ja Olmre on siin lauapalli endale võitlemas, aga Rain-Markus Koort siis TTÜ viimases mängus Geenilest noorteliigaga veidi seal väänas hüppeliigest. 4 minutit kõigest sellepärast mängis, aga tundub, et Koortil on selle hüppeliigesega nüüd kõik korras ja on tegelikult noor mees sel hooajal hästi ka kaare tagant visanud. Ja kohe väljakule teisel rünnakul võtab selle julgelt sükse poolkiire rünnakul viske ja paneb selle kohe ära ka, et hea enesekindlus. Ja TTÜ meeskond nüüd 3 ees ja siit tundub, et tuleb katteviga Simon Sutile. Sutile on see esimeseks isiklikuks veaks, nii et ebareeglipärane kate siit Sutile. Allik on selle siit ka ära fikseeris ja Sten Olmre nüüd siis mängujuhi koha peale jäänud TTÜ poolelt, nii et Sander Saare ja Sander Viilup siis mõlemad hetkel pingil. Akenberg. Raadikuga sealt kattekatest mängitakse. Leiab Koorti nurgast, Koort sealt teist 3 ei võta, hoopis võtab Raadik, see läheb korvi kanda ja Pärnu meestele siis lauapall. Otsitakse nüüd Pubalot sinna alla, Raadik on seal selgelt lühem, nagu sai enne ka öeldud. Tundub, et siit olukorrast Rain Koortile tuleb esimene viga. Ja tõesti, Pubalo takistamisega oldi ka eelmises Pärnus peetud mängus hädas, seal siis Pubalolt, nagu öeldud, 26 punkti ja 12 lauapalli. Täna Pubalol 9 minutiga seni kirjas. Nüüd siit tuligi esimene punkt alles ja 2 lauapalli, nii et tegelikult statistiliselt ollakse Pubaloga täna vähemalt seni kenasti hakkama saanud. Ja, et just pahandust on teinud need tagumised ja seda just seal korvi all, et siin esimesel veerandil, mis veel silma jäi, oligi, et points in the paint 3 sekundi alast punktid 14-4. Aga Pubalo paneb siit 2 ära ja on see mees Pärnule kõva jõud olnud oma meeskonna parim punktitooja 16,4 punktiga ja ka lauast võtab selgelt oma meeskonnas kõige rohkem palli 8,1 siis see keskmine näitaja ja mõlema näitajaga siis Alexela korvpalli meistriliigas kategooria statistikas 6. kohal, kui nüüd TTÜ eksib siin viskel ja Rannar Raap on juba kiiresti üle tulemas. Sten Olmre võtab siit taktikalise veaga Raabi maha, Raap siin ise tahab küll ebasportlikut, aga olgem ausad, see kindlasti ei olnud. Ja, et selle samas ütleme nii, et Steni poolt õige viga, et ei lasknud Raavil selle suure hooga sinna korvi alla minna, et võistkondlikud vead täis ei olnud veel. Sutt nüüd võtab 3, Olmre veidi kaugele seal jäi, aga Suti vise läheb mööda ja Toomas Raadikule siit lauapall number 2 tänases mängus. Akenberg võtab sealt taas Pubalo ette ja läheb sellisele raskele haakviskele, see läheb korvist selgelt mööda ja taas siis üks luhtunud võimalus TTÜ poole pealt, aga Pubaloga ikkagi selles suhtes ollakse hädas, et üsna palju vigu tema vastu on täna juba siin mängus tehtud ja seekord siis Joonas Järvelainen peab esimese vea märgiks käe tõstma. Ja, et Pubalo oskab hästi seda kohta valida ja hoida ja sealt jäävad hätta ikkagist TTÜ mängijad ja sealt need vead kipuvad tulema. Ja taas võetakse siis Olmre ära ja Sander Saare TTÜ poolelt väljakule. Ja, et Olmre seal peale oma esimest 3 ei ole oma mängu leidnud, et on kaitses hätta jäänud ja nüüd siin praegu Pubalo aitab Tormi Niitsu mööda läinud viske sisse. Tormi Niit siis ka
Samaaegselt, kus Sander Saare tuli TTÜ poolelt väljakule, tuli Tormi Niits Pärnu meeskonnalt väljakule ja Niits siin ka pikalt hooaja alguses vigastusega oli väljas, aga nüüd on ka viimased kohtumised saanud kaasa mängida ja tegelikult Eiko Rannal võib-olla ise ka veidi üllatunud oli, et Niits nii hästi on rotatsiooni sisse tulnud pärast nii pikka vigastuspausi. Järvelainen tegelikult üsna hea sööduga leidis sealt nüüd Raadiku. Raadik ei saa seda palli kätte, kiire rünnaku ja lõpus vise Akkenbergilt, see läheb mööda ja Pärnu juba väga kiiresti on üle tulemas. Raap, Šeskus, hea sööd nüüd nurka ja Šeskus jätab selle nüüd kasutamata, vise jääb lühikseks, aga ründamisõigus jääb siiski Pärnu meeskonnale. Ja, et praegu oli siin Saarel ikkagist eksimus see, et ei jäänud seda meest blokeerima. Et jäi seda viset vaatama ja vastus sammu lauda ja sealt Šeskus sai kohe selja tagant hüppega selle pallil näpud vahele. Ja mõlemad meeskonnad taas vahetavad, Sten Olmre sai õige vähe puhata, juba tuleb Kiur Akkenbergi asemele väljakule tulla. Nikola Vujovitš samuti siis väljakule ja Pärnu poolelt siis esmakordselt täna. Teine keskmängija, Karl-Martin Kask siis, aga seekord number 4 positsioonile tuleb mängu. Tormi Niits võtab nüüd 3, see läheb mööda ja Järvelainen sealt Kase vastu kohe võtab lauapalli ära. Järvelainen ka kohe on ise ette võtmas seal Pubala vastu, aga vise jääb selgelt lühikseks ja Rait Käbin kindlasti selliste lahendustega praegu rahul ei ole. Ja et mäng on jäänud praegu üks luiseks, et jälle kõik mängijad proovid 1-1 ette võtta, ei ole niisugust võistkondlikku mängu. Ja Kase vastu sealt Saare teeb oma teise vea ja kuna TTÜ meeskonnal on võistkondlikud vead täis, siis siit Karl-Martin Kask saab minna vabaviske joonele, aga vahepeal TTÜ peatreener Rait Käbin kasutab siit oma teist minutilist mõtlemispausi esimesel poolajal ja väike paus ka meilt. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorainet. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tagasi TTÜ spordihoones, numbrid tablool 26-27 kodumeeskonna poolt vaadatuna ja täna siis siin suure tõenäosusega vähemasti 4. koha saatus ära otsustatakse. Kui TTÜ peaks tänase kohtumise võitma, siis igal juhul 4. koha on nad kindlustanud ja võimalus veel tõusta ka 3. Pärnu võidu korral on kõik Pärnu enda kätes, tuleb lihtsalt viimases kohtumises alistada koduväljakul Valga meeskond ja sellega kindlustaks Pärnu siis 4. koha põhiturniiri lõpuks. Aga Karl-Martin Kask siis 2 vabaviset viskamas. Kask sel hooajal enne tänast vabaviskeid visanud 39,7%, nii et ei ole kindlasti selle mehe kõige tugevam külg ja esimene vabavise siit ka mööda läheb. Ja teine on tabav, nii et Kask veidi siit oma protsenti tõstab ja viib siis Pärnu meeskonna 2 punktiga juhtima. Saare nüüd TTÜ rünnakut üles võtmas teisel pool. Vujovitšiga kattest 45 peal mängitakse. Järvelainen, Akkenberg. Kattest nüüd oma vahel seal. Järvelainen ka pärast neid 2-3 on tegelikult üsna varju jäänud. Vabandust, 3 siiski. Ja rohkem sealt lisa ei ole tulnudki ja nüüd ka siis tehnilist praaki Järvelainenilt. Ja et on läinud rasketele visetele ja rasketesse olukordadesse ennast ise pannud ja sealt ei ole kahjuks võistkonnakaaslasi leidnud. Allik nüüd Vujovitši vastu tahab seal selges ette võtta, leiab Raap murrab sealt läbi ja leiab omakorda ise Alliku ja Allik sealt 3 kirja. Reinar Alliku arvel nüüd siis 8 punkti, 3 lauapalli, nii et äsja korvpallikooli avanud Reinar Allikut ka seni kindlasti korralik mäng. Ja et serblane Nikola Vujovitš ikka vist ei ole sellel hooajal veel kurssi saanudki, et mida Reinar Allik teeb. Just, et Reinaril on tegelikult ka kiire vise ja näitas ju ka siin Eesti koondise mängudes suvel, et
võib neid hulgim sisse ajada ühes kohtumises seal lausa minu mälu järgi 10-3 sisse lajatas, nii et kui Allik saab tunde kätte, siis on üsna pidurdamatu seal 3 joone taga. Raadik nüüd Alliku vastu seal omakorda teisel pool. Ei leia head lahendust sealt Raadik, aga viga tuleb hoopis Rannar Raabile see esimeseks veaks. Ja Raap on ka kindlasti sellise hea panuse täna sealt pingi pealt võistkonnale andnud. Ja Sander Viilup siis ootab võimalust mängu tulla. Viilupil siin varajases mängufaasis juba 3 viga kirjas. Sander Saare siis lahkub pingile puhkama. Vujovic. Viilup kohe mängu tulnuna võtab sealt 3 teele, see jääb selgelt lühikseks ja Rannar Raab nüüd kiiresti on üle tulemas ja suurepärane 2-1 rünnak nüüd Rannar Raabi ja Simon Suti esituses ja Pärnu nüüd omakorda 7 juba ette on läinud. Ja et Rannar Raap on tõesti täna head mängu tegemas. On ise 3-3 enda 2 punkti viskad ära pand ja on ka võistkonnale olnud söötudega väga kasulik, et leidnud õigel ajal õiged mängid ülesse. Akenberg nüüd eksib taas 3 ja on see TTÜ mäng ikkagi, võib öelda, veidi visete keskne, aga Raadik siin nüüd aitab meeskonda ja Vorli alt 2-1 rünnak Karl-Martin Kase vastu kirja. Raadikul siis 4 punkti kirjas ja võimalik siit minna vabaviske joonele veel 1 lisateenimiseks. Aga tundub, et Eiko Rannula nüüd kasutab samuti oma 2 minutilise mõtlemisaja siin esimesel poolejal ära, kui 4 minutit ja 4 sekundit on selle esimese pooleja lõpuni ja Pärnu on siis 5-punktilise eduseisu endale kätte saanud. Ja TTÜ-l siis pärast tänast kohtumist jäänud mängida veel 2 mängu, nagu öeldud. Pühapäeval 2. aprillil minnakse võõral väljakul Sadolini spordihoones vastakuti Rapla meeskonnaga ja põhiturniir lõpetatakse siis koduväljakul Tallinna Ülikool Kalevi vastu neljapäevasel päeval ja see ongi siis sel hooajal viimaseks põhiturniiri mänguks. Ja Pärnu siis pärast tänast neil pidada veel 1 kohtumine. Laupäeval minnakse koduväljakul vastakuti Valga, Valka, Maks ja Mooritsaga, kes ka kindlasti sellest kohtumisest võitu jahib, kuna lisaks sellele 4.–5. koha võitlusele turniiritabelis on vaja mängida välja ka see 6. koht, mis siis on eriti hinnaline, kuna on see viimane positsioon, mis siis väldib veerandfinaali Petse Kalev Cramo või Tartu Ülikooliga. Valga meeskond ja Tallinna Ülikool Kalev on peamised favoriidid praegu sellele kohale ja Valga meeskond siis võiduga ütleme nii, et kindlustaks päris hästi juba seda 6. positsiooni. Aga meeskonnad tagasi väljakul ja Toomas Raadikul siis 1 vaba vise kasutada ja võimalik oma meeskond siis -4 peale tuua. Raadik on sel hooajal tegelikult pika mehe kohta vabakaid hästi visanud, 87,2% enne tänast ja paneb Raadik ka selle ära. Ja Simon Sutt siis Pärnu poolelt mängu üles võtma. Raap tuleb pallile vastu. Sutt nüüd keskpositsioonilt ei hakka seda viset võtma, hoopis leiab Alliku korvi alt, Raadik on nüüd tema vastu. Allik peab minema väga raskele viskele, aga tundub, et oli Karl-Martin Kask see, kes oli hästi ründelauas ja võtab sealt Nikola Vujovitsi kohe ka ette. Vead on täis ja see tähendab, et Kask saab taas minna vaba visket proovima. Ja et siin ikkagi ründelaud on Pärnu ka päris hästi läinud ja see on juba neile 9. ründelaud. Et siin lauda juhivad 25-14 Pärnu omad. Kindlasti lauavõitlus on TTÜ-le väga oluline. Et seda hooaja vältel on meil üks kand on. Just, et neid kordusviskeid Pärnu on siit ikka tegelikult oma jagu juba saanud ja aga TTÜ õnneks nüüd Karl-Martin Kaski esimese vabavisket taas eksib. Kasel on sel hooajal vabavisetega probleeme olnud. Ja teine siis läheb samuti nagu eelnevalgi korral, nii et Kase vabavisket tänu siis 4-2. Ja Sander Viilup siis 3 veaga palliga üle tulemas. Raadik, Akenberg käest kätte sealt mängib. Ja nüüd omakorda teiselt poolt üsna rumal viga vastu. Kass selle teeb ja Akenberg siis saab samuti vabaviske joonele minna, kuna mõlemal meeskonnal on võistkondlikud vead täis. TTÜ poolelt Joonas Järvelainen mängu ja eelmises episoodis siis üsna rumala vea teinud Nikola Vujovitš saab pingile puhkama. Ja Akenberg ka, nagu öeldud, sel hooajal üks selgeid TTÜ liidreid olnud. Kui võib-olla kõige eredamalt on silma paisnud Sten Olmre ja Joonas Järvelainen, siis kindlasti Akenberg ja Raadik on ka väga korraliku panuse eelkõige rünnakul võistkonna mängu andnud. Ja Akenberg on siin
päris mitu mängu lõppu otsustanud oma valusate kolmestega ära. Just, et meenub tõesti päris mitu mängu, kus Akkenberg väga valusatel hetkedel on kolmes tagant nõelunud ja praegu siis Akkenbergilt samuti 2 lisaks vabaviskejoonelt ja TTÜ tulnud nüüd 3 peale. Raabil ei ole vise kõige tugevam külg, viilub seal tema pealt ka üsna palju abi annab. Ja Allik nüüd ja taas Raabile välja, Raab võtab nüüd keskpositsiooni viske ja minu sõnadele vastu kohe Raab siit lajatab keskpositsiooni viske ära, nii et räägi veel, et mehel väga viset ei ole ja kohe sealt tuleb Raadik. Hästi petab nüüd lausa 2 meest Raadik õhku ja sealt Reinar Allikule viga ka tuleb, nii et Toomas Raadik siis seekord vabaviskejoonele minna saab. Ja Reinar Allikul oli see 3. viga juba, et see on Pärnul ikka päris suur ohumärk. Just, ja Reinar kohe ka puhkama, Domagoj Pubalo siis sekkub taas mängu. Ja Raadik on hea vabaviskaja, mida me rääkisime ka siis, kui ta eelmine kord vabaviskejoonel käis. Ja Raadik siis sel hooajal 27 minutit keskmiselt väljakul viibinud, 12,3 punkti ning lisaks 6,1 lauapalli ja suvel siis ka Eesti koondisega nendes EM-kvalifikatsioonimängudes Raadik osales. Seal küll ülemäära mänguaega ei saanud, aga kui sa ikkagi oled Eesti 12 parema korvpalli hulgas sel hetkel, siis taset peab mehel olema. Raap. Ja Raap on tõesti täna hästi sekkunud, nagu oleme juba korduvalt ka rõhutanud. Pubalo. Ja Pubalo teeb nüüd päris lihtsalt seal Raadikule ära, aga eks seal on vead täis ka ja Raadik võib-olla ei saa seal päris kõige kõvemini mängida, nagu ta võib-olla tahaks ja Raadikul ka 2 viga, nii et Raadik praegu seal kaitses võib-olla veidi ennast hoidis. Olmre täna üsna rünnakul tegelikult nähtamatu olnud. Leiab Akkenbergi väljast, Akkenberg 3. Tuleb see rõngast välja ja Mihkel Kirves järjekordne lauapall, number 7 siis Kirvesele. Nii et Mihkel Kirves on ka täna tegelikult hästi mänginud, teinud sellist musta tööd, nagu oleme Kirvese esituses harjunud nägema ja Kirvesel siis 6 punkti ja 7 lauapalli kirjas on. Pubalo. Ja 2 pikaga nüüd Pärnu on taas mängimas, Karl-Martin Kask ja Domagoj Pubalo siis väljakul. Ja siin korralik võitlus käis ja Toomas Raadik ilusti hüppas sellel pallile ja sai selle kätte ka ja Kiur Akkenberg saab kiirrünnaku ära lahendada tänu sellele. Ja kui see esimese veerandaja kiire algedu TTÜ poolelt välja arvata, siis tegelikult meeskonnad lähevad suht samm-sammult siin liiguvad ja ei ole kumbki meeskond pärast seda sellist korralikku edu küll sisse saanud. Pubalol on selgelt klassi. Eelmisel hooajal siis Šiauliai meeskonnas Pubaloga episoodiliselt oli meeskond, kes siis eelmisel hooajal Tartu Ülikooli vastu tuli ka Balti liiga meistriks, nii et Pubalo küll otsis sel hooajal samuti paremaid väljakutseid tugevamates liigades, aga lõpuks ikkagi siin Pärnu meeskonnas maandus, olgugi et vahepeal olid ka jutud, et Rapla oli meest jahtimas, aga selgelt on Pubalo hea mulje siin Pärnus taaskord jätnud ja julgeks öelda, et võrreldes eelmise keskmängija Vaidotas Volkusega ikka selge nii-öelda taseme tõus sellel positsioonil. Ja et kui Volkus oli rünnakul siuke ja siis Pubalo suudab ka kaitses hästi mängida, nagu ka praegu tõestas, hästi läks appi ja sai selle palli kätte sealt. Ja ikka sellist pikkust ja suurust on seal korvi all tundumalt rohkem kui võrrelda Volkusega, sest Volkus ikkagi pigem, olgem ausad, on number 4 positsiooni mängija. Aga siit taas Pärnu kiirelt Rannar Raabi eestvedamisel on nii-öelda rammimas ja Raab siit 2 vabaviset ka endale välja rammib. Ja et siin nagu ennem sai öeldud, et kui see mees hoogu üles võtab, siis võib seal 3 mees ka olla, aga tükid on järgi ja siin praegu oligi Nikola Vujovits maandus põrandal. Ja Raab kergelt võib-olla kõigest tolmuseks sai, pühkis selle maha ja siit vabaviskejoonele minek on, Raap esimese paneb mööda. Rannar Raap enne tänast siis vabaviskejoonet 48,4%, nii et ütleme nii, et tagamängija kohta alla igasugust arvestust on see number. Ja Raap siit ka teise eksib, nii et see protsent läheb allapoole veelgi, aga Raabilt kindlasti hea minek sinna korvi alla oli. Ja et Raabile ei saa lasta seda hoogu üles võtta, nagu ennem korduvalt öeldud on. Järvelainen ja viimane minut on kohe siin esimesest poolajast ka käima minemas. Olmre eksib seal 3-sel, Viilup on hästi ründelauas. Ja et Olmre puhul ka, ta ei ole saanud niisuguseid vabaid viskeid võtta, kui siin Järvelainen paneb nüüd 4. 3-se ära. Ja Järvelainen ongi siis täna
vaid 3 punkte korjanud. Järvelaineni 3 nüüd 4-4 ja 12 punkti on mehel kirjas. Ja et siin jäin ennem jutuga poole, et Olmre ei ole saanud siukseid rahulikku viskeid, et kõik visked, mis ta on pidanud võtma, on selline põrgatuse pealt ja rasked. Et ikkagi Pärnu on suutnud teda hästi katta, aga samas ka TTÜ mängijad ei ole talle loonud neid olukordi katete puhul, et Olmre saaks vabalt ise viskele minna. Just, et võib-olla Olmre ka tunneb veidi sellisest mängijast siin TTÜ-st puudust, kes talle need pallid mingil hetkel pihku paneks, et peab ta tegelikult hästi palju ise endale viskekohti looma ja päris palju ise selle põrgatusega mängima. Aga nüüd igatahes Rannar Raabile sealt teine viga, kui Pärnu on 2 punktiga 30 sekundit enne esimese poole lõppu seda kohtumist juhtimas ja Nikola Vujovits siis saab minna 2 vabaviset viskama. Vujovitsil seni 7,5 minutiga 2 punkti ja 3 lauapalli kirjas. Ja ütleme siis teile ka TTÜ ainsa võõrleegionäri selle hooaja statistilised näitajad. Nikola Vujovits 22 mängu enne tänast on sel hooajal Alexela korvpalli meistriliigas mänginud. Keskmiselt 18 minutit noormees väljakul viibib, 8,1 punkti ja 5,1 lauapalli siis keskmiselt ülikooli meeskonnale iga mäng toob. Ja Vujovits siit paneb siis 2-1 vabaviske joonelt. Temal on see suhteliselt suur traditsioon, et paneb 2-1 siin TTÜ saalis meil. Jah, tema vabaviske protsent siis 68,6, nii et veidi üle poole. Ja päris lõpuni Pärnu meeskond nüüd siin mängida ei saa, siin ideaalis peaks jääma tegelikult ka TTÜ-le mõned sekundid. Pubola hästi rollib peale katet, sinna nüüd korvi alla, aga TTÜ-l on 7 sekundit veel minna. Kes selle lahenduse nüüd võtab, kas on see Akenberg teravus korvile ja ei anta sealt viga igatahes ja läheb pall veel isegi üle Pärnu meeskonnale. Akenberg ise selle otsusega muidugi absoluutselt rahul ei ole, aga siin Pärnu suudab veel midagi ilusat meile pakkuda, igatahes Mihkel Kirvese vise küll keskjoone lähistelt teele läheb. See puudutab vaid tagalauda, nii et Pärnu on siis selle esimese poole 2 punktiga võitnud, 3 punktiga võitnud 42-39. Ja vaatame enne poole pausile minekut üle veel ka võistkondade resultatiivsemad. Kodumeeskonna poolelt siis Joonas Järvelainen 3 4-4, 2 meest täna tabanud ei ole, 4-0, nii et 12 punkti Joonasel kirjas. Ja Pärnu poolelt siis 2-kohalist punktiarvu ei ole ükski mees veel kätte saanud, aga on seevastu visatud väga ühtlaselt, 3 meest koguni saanud 8 punkti kirja. Mihkel Kirves, Reinar Hallik ning vahetusmängija Rannar Raap, nagu öeldud, täna hästi sekkunud. Võistkonnad siis siirduvad riietusruumidesse veidi aru pidama ja tundub, et siit on tulemus ka väga põnev teine poolaeg, nii et selle ootuses teeme meie ka siit vähe pikema pausi. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LED-House. ledhouse.ee. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Scarlett Johansson. I'll find out who I was. Ulmemärulis hing anumas. Kinodes 7. aprillist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olibet. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall.
parim ketsipood asub aadressil polsi.ee või külasta meie showroomi Tallinnas. Homsed tegijad tulevad G4S noorteliigast. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Alexela meistriliiga järjekordne top 5 edetabel. Kõrged õhulennud ja võimsad blokeeringud ootavad paisu tagant valla päästmist. Kohal number 5. Tallinna Ülikool Kalevi 3 mehe ponnistuskohtumises Valga Valkamaks ja Mooritsaga. Kristo Saage ja Reimo Tamm võtavad vastaselt palli ning Martin Jurtom lõpetab kõrge õhulennuga kiir pealetungi. Fisikesed mehed teevad musta töö ära ja suurem mees nopib viljad, nagu ikka. Jääme pildiga Audentese saali, ent meeskonnad ja peategelased vahetuvad. G4S noorte meeskonna üks kogenumaid Taavi Jurkatam võtab ette T2-tandemi Nikola Vujovitš, Reni Alvin Kuimet. Nõtke ja kassiliku liigutusega mängib Jurkatam vastased olukorrast välja ning paneb enda nädala edetabelis kohale number 4. Ikka Audentese all ei pääse me sellest paigast üle ega ümber. Nähtavas olukorras riisub koore Tartu Ülikooli ääremängija Venki Joyce, kes on õigel hetkel vastaste korvi kohal. Max Konate võtab raskema osa enda kanda, Joyce'ile jääb vaid peenhäälestus. Tee või tina, Audentese allist tuleb ka edetabeli teise koha sooritus. Jällegi on aktsioonis TLÜ Kalevi ääremängija Martin Jurtom, kes surub sõna otseses mõttes põlvili Valga meeskonna mängujuhi, ameeriklase DeAndre Torch Matthew. Jurtomi ainus blokk mängus, aga see-eest väga efektne. Audentese allist edetabelit alustasime ja siinsamas ka lõpetame. Ülejäänud mängupaigad imegu näppu. Märtsikuu eelviimase nädala kõige vürtsikama etteaste serveerib Tartu mees Janar Jõesaar. 1-1 mängus ahnelt korvi alla ja täiega pealt. Ei ole küsimuse poegagi, kes on olukorra peremees. Selleks korraks mammud nähtud, nädala pärast rohkime jälle. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LED-House. LED-House.ee. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Scarlett Johansson. I'll find out who I was. Ulmemärulis hing anumas. Kinodes 7. aprillist. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Eesti rahvusmeeskonna varustuse tarnib ja trükib aktsiaselts FIFA. Ramirent, Eesti korvpalli suurtoetaja. Olibet. Kõik on võimalik. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest.
Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Tere, mina olen Anni Arro ja mulle meeldib teha Itaalia toite, kuid alati eelistan ma kodumaist toorain. Tartu Milli pasta on tehtud parimast turumlisujahust ja on vähemalt sama hea kui Itaalia oma. Pidage meeles, pasta olgu alati al dente. Et pasta olgu alati al dente.
tere tulemast tagasi siia TTÜ spordihoonesse, kuhu siis täna oma kaamerate mikrofonidega oleme tulnud, et maha pidada TTÜ ja Pärnu selle hooaja kas just viimane omavaheline kohtumine, aga igatahes põhiturniiril küll, kuna suure tõenäosusega need meeskonnad ikkagi play-offis on ka omavahel veerandfinaalseerias vastakuti minemas. See veel muidugi päris kindel ei ole, kuna kui TTÜ peaks siin täna võidu võtma ja ka 2 järele jäänud põhiturniiri kohtumist võitma, siis tõuseb TTÜ 3. kohale, aga elame-näeme ja elame tänases päevas. Igatahes Pärnu meeskond on selle esimese poole ja 42-39 võitnud. Kris, silmasid siin ka pikalt statistikat, mis sulle sealt esimesest poolest võib-olla enim silma jäi? Visete tasakaal, mis siis TTÜ-l on 18-3, 17 2 punkti viset ja 2 punkti visete protsent on kõigest 24. Pärnu on seevastu 26 punkti saanud siis korvialustest punktidest, et 26-8 on see vahe ja lauavõitlus 28-18, mis on siis Pärnu kasuks. Ja kui ma nüüd õigesti nägin, siis esimesel rünnakul igatahes mõlemad meeskonnad eksisid ja Pärnu nüüd siin kaitses on üritamas TTÜ takistada. Raadik võtab taas 3 punkti viske, see läheb mööda ja Tomagoj Pubalo siis lauas. Ja Pärnu ei ole siis täna veel seda oma 3-2 maa-ala kasutanud, mida nad tegelikult siin viimastes mängudes on samuti proovinud ja mis on ka tegelikult üsna palju edu toonud. Praegu hästi Leedukas Šeskus leiab korvi alt Tomagoj Pubalo ja sealt siis Pubalo võtab TTÜ meestelt vea välja ja saab minna vabaviskejoonele. Pubalo siis esimesel poole 14,5 minutiga 8 punkti, 3 lauapalli, nii et tegelikult numbriliselt sai TTÜ esimesel poolel Pubaloga üsna hästi hakkama, aga tegelikult tema vastu tehti ikka üsna palju vigu ka. Jaa, kindlasti, et ta oskab hästi küsida, nagu ma ennem ka ütlesin, ja ta hoiab seda positsiooni ka, kui nüüd siin paneb 2-1, et praegusel hetkel ka oli, et siin jäi lühem mängija Pubalo vastu, lühem mängija läks täitsa tema ette, aga nüüd oligi jälle võistkonnas oli see mure, et ei abistatud üksteist, et see abistav ülesööt jäi siis võtmata teiste mängijate poolt. Akenberg nüüd teravust tegemas, viilub nurgas, ei lähe sealt viskele, Kirves lõuab jalgadest ka hästi ette, Akenbergilt nüüd 3 sealt nurgast tuleb ja Akenberg paneb selle 3 ära, olgugi et Pubalo tegelikult oli päris hästi oma pika käega seal vastas. Aga jälle TTÜ võtab neid 3 ikka päris korralikult, et see on nüüd 21. 3 juba neil. Just, et muidugi on tore, kui need 3 sisse kukuvad, aga pikas seerias, kui peaks Pärnuga mängimiseks minema, siis on tegelikult nii ikkagi üsna raske seeriat konkreetselt võita ja nüüd väga hästi taas Pubalo mängitakse sinna korvi alla täiesti vabaks ja Akenberg sealt vea teeb ning Pubalo siis paneb lisaks ka selle viske sisse, nii et 2+1 rünnak Pärnule siit. Ja Pubalol siis vaba vise ka veel kasutada. Pubalo seekord selle paneb ära ja Tomagoj Pubalo vabavisete protsenti enne tänast siis 72,2, nii et pika mängija kohta selline üsna korralik number. Ja tema on teist poolega ka väga hästi alustanud võrreldes selle esimese veerandiga. Just, et selgelt ikkagi ründes just seal korvi all domineerinud. Kindlasti mis muidugi Pärnu pika koosseisu eeliseks on veel see, et saadakse tegelikult üsna palju vahetada kaitses. Olmre võtab nüüd Pubalo ette, aga seal selgelt Horvaatia peale ja Pärnu nüüd 3-2 kiirrünnakusse tulemas. Ja hästi Pärnu meeskond lahendab selle kiirrünnaku ja Rait Käbinil ei jää midagi siin 2-minutilise mängu järel üle, kui kasutada teisel poolel oma esimest minutilist mõtlemispausi. Pärnu on 6 punktiga ette rebimas ja ka meie poolt siis teisel poolel esimene paus. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Utilitas, Eesti korvpallikoondise peasponsor. Olivett, kõik on võimalik.
48-42 on siin TTÜ spordihoones hetkel seis. Pärnu siis kerge minispurdi on siin kolmanda veerandi alguses teinud ja Rait Kävin siit kohe ka minutilise mõtlemisaja võttis. Saame näha, kas see nüüd TTÜ noori mängumehi aitab. Igatahes Kiu Rakenbergi juhtimisel ollakse seal nüüd rünnakut üles võtmas. Järvelainen. Viilub. Raadik nüüd Alliku vastu. Kas Raadik hakkab seal nüüd ette võtma? Eesti koondised oma vahel ja Raadik eksib sealt. Ja tegelikult Allik üsna hästi ka Raadiku korvist eemale sealt surus. Ja Raadik siis oma nõrgema parema käega pidi sealt selle poolhaagi sooritama. Allik nüüd ise palliga, Raadik tema vastas. Kirves. Šeskus nüüd hakkab seal Viilupit selges ette võtma. Seal on jõuülekaal selgelt Šeskusel. Puvalo kolmene. Ja Puvalo näitas ka Rapla meeskonnas, et tegelikult suudab ka eemalt väga hästi tabada. Sel hooajal Puvalo Pärnu meeskonnas on võtnud 27-3, nendest 8 ära pannud, protsenti suurem asi ei ole, 29,8, 29,6, vabandust. Aga siit siis väga oluline kolmene Domagoj Puvalolt. Ja TTÜ-l jälle siin rünnak on siuke üksluine, ei ole seda võistkondlikult mängijad, üks mängija üritab 1-1 ette võtta, teised mängijad ei tee selle jaoks midagi, et keegi muu seal vabaks jääb, et ei panda nii-öelda siis ilma pallita mängijatel mingeid katteid. Kirves, Olmre tema peal endiselt. Šeskus tuleb üles pallile vastu, Allikuga sealt kattest kohe ka mängima hakatakse, TTÜ vahetab. Šeskus võtab Järvelaineni vastu kolmesse, see läheb mööda, Viilup on lauast ja TTÜ ka võib-olla peaks nüüd seda mängu veidi kiiremaks siin ajama. Viilup, Akenberg ei võta sealt kolmest. Ja Kirves nüüd on jäänud Akenbergi peal, Akenberg tühja ääre peal. Ei lähe sealt viskele, Järvelainen hoopis võtab siit oma 5. kolmese ja Joonas Järvelainen siis täna oma 3 punkti visetega on TTÜ rünnakut üleval hoidnud. Eemalt visked Järvelainenil 5-5, nii et 15 punkti siis Joonasel kirjas on. Ja, aga nagu, ja nüüd siin Šeskus kohe vastab aga mööda, et kui meil siin suured treenerid on nii öelnud, et kolmestega sa võidad mänge, aga sa ei võida turniire. Akenberg nüüd taas 3 punkti vise TTÜ-lt, see läheb mööda. Raadik on hästi seal lauas tegelikult võitlemas, aga pall jääb siiski Pärnu Sadama meeskonnale. Ja tõesti, see visete tasakaal on täna selgelt TTÜ-l ikkagi paigast ära. Kolmeseid loobitud nüüd juba siis 23 ja kaheseid siis 19, nii et on kõvasti kaare tagant täna tuld antud. Raapto on väljakule sekkunud, kes esimesel poolel väga hästi ikkagi mängu tuli. Saimon Sutt nüüd kauge kahene sealt, paneb selle ka ära, nii et Pärnu eduseis taas siis 8 punkti on. Ja, et Viilup ei andnud palliga mängijale piisavalt suuret ja jäi sinna Pubalo kattesse kinni ja sealt Sutt sai päris lihtsale viskele ka ikkagist. Ja Olmrelt taas siis pallikaotus tuleb. Rannar Raabi vastu kohe Sten Olmre oma 3. vea ära teeb. TTÜ plaanib ka kohe 2 vahetust. Sander Viilupi asemele tuleb Sander Saare väljakule ja Olmre asemele siis Rain Koort, kes väga episoodiliselt esimesel poolajal sekkus. Ja vaatame, kas siis Saare ja Koort on võib-olla need mehed, kes siia TTÜ mängu seda energilisust toovad, kuna praegu ikkagi selgelt initsiatiiv on Pärnu meeskonna käes. Ja, et siin ikkagist Heiko Rannula on väga hea kodutöö teinud ja on Olmre ikkagist täiesti rünnakul maha võtnud, et väljakult visked 9-1. Ja praegu siis võistkondlikud vead ka räägivad igati Pärnu meeskonna kasuks, kui 4,5 minutit on sellest 3. veerandast mängitud, siis Pärnul mitte ühtegi võistkondlikku viga veel tehtud ei ole ja TTÜ-l on juba vead täis, nii et praegu ikkagi selge nii-öelda initsiatiiv, nagu sai öeldud, on Pärnu meeskonna käes igas mõttes. Suit palliga, Pubalo, kas võtab sealt veel ühe kolmese, nüüd Domagoj Pubalo ja paneb oma 2. kolmese siit nüüd Horvaat juba ära, kelle protsent võib-olla sel hooajal tõesti nii kõva ei ole, aga on see mees näidanud, et on suurte mängude mees. Ja siin ikkagi teist poolaega on Pubalo väga hästi alustanud. Pubalo arvel siis teisel poolel lausa 10 punkti siin 4,5 minutiga, nii et rünnakul on Horvaat igati omad asjad ära teinud. Ja, et siin selle kolmese peale tõusis Pärnu abitreener Mait Käbin ka püsti ja tegi sellist näod, et mis nüüd lahti hakkas. Ja, siis Pubalo on tõesti heasse vormi tõusnud, kui TTÜ poolelt siis Nikola Vujovitš tuleb Toomas Raadiku asemel väljakule ja TTÜ nüüd raskusi veidi ka selle palli mängu panemisega. Järvelainen võtab nüüd Pubalo ette ja rohkem tahaks TTÜ poolelt näha selliseid minekuid ja Järvelainen ise ka siin näitab veidi emotsiooni välja.
Ja tõesti, hea minek praegu Järvelainet oli, aga rohkem võiks TTÜ meeskonnas nüüd leiduda neid mehi, kes neid reide sinna korvi alla ette võtavad ja sellest tekib ka neid paremaid viskekohti kindlasti. Ja siin Puvalal teine viga ka, et tuleks ikkagi neid Pärnu pikki rünnata seal, et siis mingil hetkel ei saa olla enam need pikad seal nii agressiivsed kaitses peal ka, aga nüüd jälle siin arusaamatused ja Pärnu pall. Just, Akenbergist läheb see pall out'i ja Pärnu saab siis veelgi oma eduseisu kasvatada, numbrid tablool 56-45 ja kui see mängu algus nüüd välja jätta, siis ausalt öeldes nii suurt vahet ei mäletagi. Ja, et ei ole olnud. Sutt, Pubalo kattest. Ja nüüd Saare jääb sinna Pubalo vastu, aga kas see pall suudetakse ka sinna toimetada, igatahes Sutt võtab siit nüüd hoopis 3 üle Vujovitsi käega, lauavõitluses on selge ülekaal nüüd Pärnu meeskonnal, kuna Saare oli sinna Pubalo vastu jäänud ja sealt, kuna TTÜ-l on vead täis ja Saare teeb oma 4. vea, siis Pubalo läheb 2 vauaviset viskama. Julgeks öelda, et seal oma 30-40 senti pikkuse vahet lauavõitluse hetkel. Ja, aga Pubalo paneb selle mööda, et võib öelda, et oli võib-olla ikkagist. siin ikka natuke nalja ka enda üle. Õige vigat paneb 2-1. Ja Pubalo 2-1. Ja Pärnu siis 12 peal ja 4 veaga Saare võetakse ka pingile puhkama ja Sander Viilup siis saab tagasi väljakule tulla TTÜ rünnakuid juhtima. Ja liikumine rist siis. TTÜ poolelt nüüd üles võetakse. Ja Viilup võtab nüüd teravust korvile, aga see sööt on taas veidi ebatäpne. Akenbergit 3, see läheb mööda. Rain Koort on nüüd hästi ründelauda tulnud ja töövõit Rain Koortile ja 2 punkti korvi alt kirja. Ja aga siin TTÜ ikka jälle selle rünnaku lahendus 3-sega. Sutt palliga. Raap. Pubalo küsib nüüd Vujovitsi vastu seda palli sinna korvi alla. Seal kaaluvahe on selge olemas. Kirves ei võta 3. Järvelainen on hästi ees seal, 3 sekundit rünnati ja nüüd Kirves ikkagi pidi viskele minema. Joonas Järvelainen on lauas ja TTÜ saab nüüd siis tulla rünnakule. Et siin nüüd oli praegu TTÜ-l hea kaitse. Ega tegelikult TTÜ poolelt ei ole veel ju kadunud midagi, see vahe on 10 punkti, see on paar korvi ja läheb jälle mänguks, aga kuidagi sellist kindlust seal rünnakul praegu väga ei ole ja Akenbergilt ka võib-olla veidi selline ebavlev minek, aga saab siiski Kirveselt selle vea kätte. Võistkondlikud vead Pärnul ei ole veel täis, see oli 3. võistkondlik viga Pärnule. Kirvesel endale 2. TTÜ-ga vahetab Järvelainen vahepeal puhkama ja Toomas Raadik siis tema asemel väljakul. Aga Akenberg ikkagi saab siit 2 viset kätte, et näitasid kohtunikud, et vise oli sooritatud nii-öelda viskel, kui Kirves selle vea tegi ja Tiiur Akenberg siis, kes täna kui paneb selle teise vabaviske samuti sisse, siis on toonud oma meeskonnale 11 punkti ja 24 minutit siis Akenberg on väljakul viibinud ja 3 resultatiivset söötu samuti Akenbergil kirjas, nii et võistkonna kaptenilt täna statistiliselt selline igati korralik mäng. Ja kindlasti, kuigi võiks olla natukene see võistkondlikum, et siin ikkagist tuleb seda 1-1 mängu, kus teised mängijad vaatavad, kuidas üks mängija võtab selle olukorra ette ja ise ei tee midagi selle jaoks, et teised vabaks jäävad. Kui siin Raap võtab 3 ja paneb ära, et Raadik ei läinud sinna peale, aga Raap paneb täna kõik, mis käest ära läheb, ära. Just, Raadik ja Raap mõlemad Pärnu mehed 11 läbi ja lõhki teavad, koos ka Pärnu meeskonnas mänginud ja Raadik selgelt praegu Raabile seda viset pakkus, aga Raap võib-olla ka endale üllatuseks selle 3 kindlalt kotti paneb. Nüüd ründelaua olukorras siin teisel pool Karl-Martin Kasele viga. Nikola Vujovits on kõhuli maas ja siit Kasele siis 3. viga läheb ja huvi pärast vaataks ka Rannar Raabi 3% sel hooajal üle, enne tänast siis 21,4 3 tagant. Raap ei ole muidugi palju viskeid ka võtnud, 14-st 3 on peale pannud, aga taas siis väga oluline 3 siit Rannar Raabilt igatahes tuleb ja Pärnu eduseis taas 2 kohal, 11 punkti ja seal pärnakad Raap ja Akenberg ka omavahel ei saa asju ära ajatud ja seal on selline Pärnu vanem generatsioon ja Pärnu noorem generatsioon seal omavahel asju ajamas ja siin ikka korralikult naljad ikka visatakse praegu. Tehakse rahvale ka natuke meeste poolt ja mis meil saaks selle vastu olla.
mõlemad sellised jõulised mängijad ja kaks kõva kivi ei taha kindlasti kumbki selles ehituses alla anda, kui TTÜ kaotab siit palli ja Raap on nüüd kiiresti taas tulemas ja järjekordne kiirrünnak Pärnu meeskonnalt, aga ei lahendata seda ära ja kaugelt oli küll raske näha, kes sellele pallile käe vahele sai, aga igatahes TTÜ-le see pall üle läheb. Viilub palliga Vujovitsiga kattest. Ja Viilub nüüd millegipärast hüppab selle palliga õhku ja siis hakkab alles mõtlema, mis edasi teha ja Raap jälle on kiirrünnakut vedamas ja Karl-Martin Kask rammib nüüd kõvasti korve ja on Kask näidanud, et suudab seda palli päris korralikult ülevalt alla lüüa, kui vaja. Ja, et siin Pärnu on olnud natukene paha kaitses, et on hästi sellised jõulised ja TTÜ mängijad jäävad mingil hetkel ikkagi pehmeks. Aga nüüd Akenberg taas hästi TTÜ poolelt ründab korvi ja tõesti Akenberg on olnud täna üks väheseid, kellel kindlasti tahtmise taha midagi ei jää ja tahab ikkagi kodulinna võistkonnale tõestada, et suudab nad nii-öelda sellile maha panna, aga kindlasti Sten Olmre, kes nüüd äsja just mängu sekkus, selle mehe panusest on jäänud TTÜ-l täna puudu. Olmre näitajad siis seni 21 minutit väljakul, 3 punkti, visked 9-1, 4 lauapalli, nii et kindlasti on sellel mehel kõvasti juurde panna ja loodame ka meie mängu huvides, et Olmre siin nüüd hakkab neid korve tootma ja läheb see mäng ikkagi lõpuni pingeliselt välja. Ja vahepeal Akenberg siis paneb 2 vabaviskest 1 ära ja toob TTÜ 12 punkti kaugusele. Sutt, Šeškus, Akenberg nüüd tema vastu, Allik tuleb sinna kattesse, Allik kindlasti sinna korvi alla ei kipu keerama, aga Pärnu meeskond ikkagi jääb selle palli valdajaks Kask ja nüüd Vujovitselt taas selline mitte kõige targem viga, kuna see tähendab, et Karl-Martin Kask läheb vabaviskeid viskama, olgugi et Kask kõige kõvema protsendiga vabaviskaja ei ole, aga tänases mängus ikkagi 4-2 on ära pannud, nii et vähemasti 1 punkt võiksid Pärnu soolas olla. Ja Pärnu on seda kolmandat veerandit ikka domineerinud. Just, et numbriliselt see ülekaal võib-olla nii suur ei ole, aga tõesti mängupildi järgi ütleks küll selgelt, et Pärnu on dikteerinud seda kolmandat veerandaja. Ja Kask paneb siit kõige tipuks siis esimese ära ja kas tuleb siit, ei siiski jääb endale kindlaks ja 50% peale Karl-Martin Kass siit vabaviskejoonel läheb. Simon Sutt on küll väga hästi lauda minemas, aga pall jääb siiski TTÜ meeskonnale. Ja Simon Sutt siis nüüd on jäänud Sten Olmre peale, nii et vaatame. Võib-olla Stenile see on kõige sobilikum Pärnu kaitsemängijatest. Koort palliga, Akenberg tuleb taas pallile vastu ja head teravust seal Akenberg on tegemas. Järvelainen üle teisele poole palli ja sellist asja tahaks rohkem TTÜ mängus näha, et Akenberg tegi väga hea eeltöö. Kaitse jäi võib-olla Järvelainen nii-öelda katmisel veidi hiljaks tänu sellele ja Järvelainen sealt saab ikkagi päris lihtsa korvi nüüd vahelduseks ka TTÜ-le. Ja et siin ühe läbimurdega lood olukorraga teistel, et ta anna sealt hea kick-out pääs välja ja järgmine saab selle ette võtta. Allik raske kolmene Allikult, aga kalastab ikkagi sealt 2 vabaviset välja, kuna oli see viga tehtud seespool kolmese joont. Ja Järvelainenile siit teine isiklik viga tuleb. Reinar Allik ka kindlasti sel hooajal üks Pärnu meeskonna liidritest, 26 minutit keskmiselt Eesti liigas väljakul, 9,8 punkti ning nagu öeldud, 3,3 resultatiivset söötu keskmiselt, nii et Reinar Allik näeb väga hästi väljakut, see ilmselt kõikidele Eesti korvpallisõpradele mingi üllatus ei ole ja oli siis Reinar Allik ka ju suvel Eesti koondises, kui mängiti kvalifikatsioonimänge. Reinari abis seal küll veidi väheks jäi, Eesti meeskond EM-ile ei kvalifitseerunud, aga kindlasti koondis suvel korraliku tsükli tegi ja poolehoidjatele nii mõnegi toreda emotsiooni pakkus. Ja ta seda platsi näeb hästi ja ta tahab veel neid eriti efektsete söötudega ära lahendada ka. Olmre nüüd korvile ja kas nüüd siit hakkab Olmre tulemine, kerge selline salvav pilk siit ka Simon Sutile tuli lisaks ja Sten Olmre siit 2+1 rünnaku välja võtab. Ja Olmre on selgelt siin täna närvi aetud, et ei ole tal siin Eesti liigas lihtne pärast seda hooaja algust, kus ta siin
kõvasti kõikidele võistkondadele peavalu tegi, on teda hakatud kaitses ikkagi kõvasti rappima, võib öelda kohati isegi võib-olla selliste mitte nii spordimehelike võtetega. Jaa, aga ma tahaks öelda ikkagi selle peale seda, et Simon Sutt on võib-olla talle mugavam vastane, keda ette võtta, et seal Kirves on jõulisem ja liigub hästi seal jalgadest ja jõuab tema keskpositsiooni viskele selle käega peale panna. Just, et ma olen sinuga nõus, et Suti tugevuseks võib-olla ei ole just eelkõige see kaitsemäng, et Sutt on ikkagi pigem ründemängija, olgugi et tal on head pikad käed ja on selline hea kuju ka kaitses mängimisest, aga kaitse nii-öelda liidrid selles meeskonnas ikkagi on Mihkel Kirves pigem. Ja ütleme siis võib-olla ka Tormi Niits, kes just äsja väljakule tuli, et ka see mees on tegelikult pigem selline kaitsemängija, kes suudab neid vastaste ohtlikemeid mehi ohjes hoida. Jaa, aga peale nüüd Norman Käbini vigastust tuleb Simonit ka kiita, et on Pärnut aidanud seal number 1 positsiooni peal ka, et ei ole tema puhas playmaker ja on väga tublisti hakkama saanud ja nüüd siin Olmre kohe võtab Suti uuesti ette, sai siin päris mõnusale viskele, mida talle meeldib teha, aga paneb mööda. Ja viimane minut siis siin kolmandal veerandajal on ka käima läinud Pärnu edunumbrid 67, 55 ja 40 sekundit siis mängida Sutt palliga. Sutt läheb sealt nüüd päris raskele viskele vasakult poolt parema käega, näitab kohtunik Aare Allikule ka veel, et selge viga talle tehti. Igatahes Pärnu eduseis siin veelgi suureneb ja jääb Pärnule veel ilmselt üks rünnak siit mängida. Olmre, seest kus tema peal Olmre võtab kolmese, paneb selle mööda ja Simon Sutt on kõige kõrgemal lauas. Ja Pärnu mängib nüüd pikka rünnakut, 15 sekundit mänguaja lõpuni siin kolmandal veerandajal ja Šeskuse käes siis pall, tema peal Rain Koort ja tundub, et Pubalo tuleb sinna kattesse. Tehti mehed vahetavad, Tormi Niits kolmene ja see, mida siin ikka mängust mängu näeme, et mõni mees sinna külejoonele kolmese taga astub, seekord siis ka Tormi Niits selle enda peale võtab ja teeti üle 4,3 sekundit siis jäänud. Järvelainen on ennegi neid kaugeid viskeid pannud, aga seekord siis Mihkel Kirves saab sinna käe peale. Nii et 3 veerand aega on meil siin TTÜs ära mängitud, numbrid tablool 69-55. Pärnu meeskond läheb sellele 4. veerandajal vastu 14-punktilises eduseisus ja TTÜl on nüüd kõvasti mõtteainet, kuidas see mäng tasakaalustada ja siit täna võidupunkt kirja võtta. Igatahes enne 4. veerandajaga ka meie poolt väike paus. Kuidas teile meeldiks elektri eest vähem maksta? Vahetage tavalised iganenud ja kulukad valgustid ning pirnid säästlike LED-valgustite vastu juba täna. Milleks maksta rohkem? Kõik vajalik firmast LED-House. ledhouse.ee. You are the first of your kind, but you're not invulnerable. Scarlett Johansson. I'll find out who I was. Ulmemärulis hing anumas. Kinodes 7. aprillist. No nii, tagasi viimaseks veerandajaks. Pärnu meeskond läheb sellele siis 14-punktilises eduseisus. Ja kui TTÜ meeskond peaksid täna koduväljakul kaotuse vastu võtma, siis kaob neil võimalus võidelda ka veel põhiturniiril selle 3. koha eest, mis veel tegelikult lahtine on. Aga Pärnu meeskond on siin ikkagi võidu poole täna liikumas, saame näha, kas TTÜl on siin viimasel veerandajal midagi varuks, igatahes Järvelainen nüüd hea reidi sinna korvi alla ette võtab ja sealt 2 vabaviset Järvelainenile ka tuleb. Järvelainen tänases kohtumises oma meeskonna resultatiivsem 17 punktiga, 15 neist on tulnud 3 joone tagant. Nimelt Joonas Järvelainen täna siis pannud 3 100%-liselt 5-5 ja võib-olla siis Järvelainen on see mees, kes hakkab nüüd TTÜ-d siia mängu tagasi tooma. Igatahes Järvelainen siit 2 lisaks TTÜ-le toob. Sina, Krissin, taas huviga statistikat jälgimas. Kuidas seal numbrid vahepeal muutunud on? Pärnu ikkagist 50%-ga on seda mängu ka juhtimas, et 48-33
ja sealt lauavõitlus 37-26 Pärnule ja mis see silma jääb, on see, et TTÜ võtab neid kolmesid rohkem kui kahesid, 26 kolmest peale pandud 23 kahest ja see protsent on jälle kehvake, kui Pärnu siin paneb 30-st 22 punkti viskeid sisse, ja 22 kahest, et seal on see tasakaal natukene parem, aga ülejäänud näitajad ei ole seal midagi, visketabavus ja visete arve, kus siis kahesed ja kolmesed, kui siin väga ilusti lahendavad Pärnu mehed ära ja Pubala ülevalt alla. Ja TTÜ oli siin jäänud maa-alasse ja selgelt kohe ka laua blokeerimisega oldi hädas. Siit tuli siis Pärnule 2 ründelauda järjest ja hästi nüüd Vujovits samuti vastab, aga tõesti TTÜ nüüd on 3-2 maa-alasse läinud esimesel kaitseepisoodis oldi selle laua blokeerimisega selgelt hädas ja Pubala sealt ülevalt alla vajutus, aga praegu siis Vujovits suudab vastata. Igatahes TTÜ jätkab maa-alas. Sutt läheb sealt üsna raskele viskele, aga taas on Pärnu mehed ründelauas. Ja siin TTÜ õnneks pooleks pall vilistati ja pall nool näitab neile ka, aga... Ja Eiko Rannula nägi, et Rait Käbin on maa-ala püsti pannud ja kasutab siis ilmselt selle jaoks seda minutilist mõtlemisaega, et sinna maa-ala vastu kas siis midagi üle rääkida või midagi uut välja mõelda. Aga saame näha, võib-olla siis Rait Käbin läheb üle mees-mees kaitsesse, igatahes meie paneme siit veel ühe pausi teele. Anname jõudu julgetele, kiiretele ja pühendunutele. Alexela kliendina annad sinagi. Eesti eest. Võidu eest. Sõidu eest. Toyota on Eesti korvpalli eest väljas. Toyota. Always a better way. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tagasi pildiga, taas siin TTÜs. Eesti parimad tantsutüdrukud TTÜst on just oma etteaste lõpetanud ja võistkonnad saavad siis viimaseks 8 minutiks ja 39 sekundiks väljakule astuda. Pärnu meeskond on endiselt 12 punktides eduseisus ja Nikola Vujovits seal nüüd Horvaadi Tomagoi Pubala vastu ei võta sealt 1-1 ette, kattest Viilupiga mängitakse. Viilup kaotabki selle palli ära ning Pubala käte vahel see pall käte vahele see tee leiab ja Pärnu siis saab taas seda mängu veidi rahustada ja tundub, et TTÜ on nüüd taas mees-mees kaitsesse läinud üle. Ja nüüd siin Viilup Reinari vastu. Ja seal on selge kogemus nüüd Reinar Allikul. Sealt vigaga Viilupile tuleb, Viilupil on see 4. veaks ja otsa outsid siis Pärnu Sudamaa meeskonnale. Nii et võib öelda, et noor mängijalt õige viga. Võttis sellise esimese ohu ära ja Pärnu siis saab palli mängu panna. Šeskus Pubalo kattekatest. Hästi, Šeskus nüüd taas Pubalo leiab. Pubalole 2 meest peale, Pärnul pall hästi liigub, Allik nulli otsas 3. See läheb mööda ja Nikola Vujovits on kõige kõrgemal lauas. Rain Koort. Tagasi pall mängujuht Viilupile. Akenberg. Ja Sten Olmret siis ei ole hetkel väljakul. Samuti Joonas Järvelen vabandust ikkagi on väljakul, on ka palliga, paneb siit oma 6. kolmese teele, aga rikub nüüd oma 100%-lise kolmeste tavause ära. Aga ründelaua olukorras viga siit Pärnu meeskonnale. Saimon Suits võtab siit oma 3. vea ja Rannar Raap siis tema asemel ka väljakule tulemas. Aga pall jääb TTÜ meeskonnale, nii et Viilup saab selle siis otsaudist mängu panna. Akenberg võtab keskpositsiooni, viske nüüd Raap jäi võib-olla veidi hiljaks seal. See läheb mööda ja Mihkel Kirves on täna tõesti kõva tööd lauas teinud. 12 lauapalli juba Mihkel Kirvesel kirjas ja ründelauast. Neist on tulnud siis ka nii mõnigi Kirveselt ründelauast 3 lauapalli, nii et taas kõva töö lauas sellelt mehelt, kes on ka
oma musta tööd siin terve hooaja vältel näidanud. Ja mis kõige olulisem on suutnud Pärnu või TTÜ ootlikumad mängijad siis maha võtta, kui siin Ceskus üritas ka vallalt Nikola Vujovotsi kaudu see pall mängu panna, läks õnneks ka, aga päris mitte nii, nagu ta tahtis seda. Ja Raab siin oli korvi alla murdmas, tahtis põrkesööduga leida sealt ka Edvina Šeskust. Sinna söödule saadi jalg vahele ja 14 sekundit rünnaku aega, siis tabloole uuesti pannakse. Šeskus taas nurgas palliga, Pubalo. Kirves, võtab sealt Kirves kolmese, see läheb üsna mööda. Aga kas tõesti pall jääb taas Pärnu meeskonnale? Mihkel Männist, Aaro Allik omavahel veel nõu pidamas. Üritatakse leida kahe peale selline konsensuslik otsus. Ja pall jäetaksegi Pärnu Sadamale, nii et taas hea töö ründelauas nüüd Pärnu meestel. Ja autoriks ikkagi Mihkel Kirves, et läks enda mööda läinud viskel ise lauda järgi ja sealt selle töövõidu kätte sai, kui siin Reinar Allik nulli otsast, aga ei, TTÜ õnneks läheb see mööda. Ja Akenberg siis võistkonna kaptenina võistkonda nüüd rünnakule toomas on. Vujovitš, Pubalo tema vastu võtab sealt kolmese, Vujovitš läheb ise ka ründelauda hästi järgi, aga seda palli TTÜ mehed sealt ikkagi kätte ei saa ja Rannar Raab nüüd palliga ja ikka Rannula veel Raabile siin ütleb, et läheme vähe kiiremini üle. Ja liikumine rusikas siis ka Pärnu poolelt nüüd üles võetakse, Pubalo palliga. Raab, ei minda sellele mehele taaskord peale. Raab sealt kolmese kasuks ei otsusta, aga seal teises episoodis antakse ikka viga TTÜ meestele. Number 33, Nikola Vujovitš, 4. viga. Kutsub veel meeskonna kapten Reinar Allik oma meeskonna korraks kokku. Pannakse mingi sõjaplaan seal valmis. Pärnu taas vahetab väljakule Saimon Sutt, Mihkel Kirves puhkama ja ka TTÜ poolelt siis Sten Olmre nüüd taas väljakul. Ja Toomas Raadik tuli ka, aga Toomasel on siin kulm ära plasterdatud, et on siin kuskil võitluses saanud küünarnukki tunda vist. Ja Sutt kiire kolmene nüüd, aga see läheb nüüd päris mööda ja TTÜ saab taas siis tulla ja seda vahet veidi vähendada. Raadik, Olmrega käest kätte mängitakse, Sutt taas Olmre peale jäänud. Hea sööduga nüüd Olmre leiab sealt Raadik üles. Oli üsna raskes olukorras tegelikult Olmre, aga päris kena sööduga sealt Raadik üles leiab ja vahe siis 10, nii et TTÜ vaikselt on lähenemas. Raab palliga ja taas hoitakse korralikku distantsi Raabiga ja ei leia Raab sealt ka praegu head lahendust. Allik, Raabiga taas käest kätte mängitakse, Allik nüüd Järvelaineni vastu. Tuleb viskele nüüd minna sealt, rünnakuaeg hakkab lõppema. Allikult päris hea selline liigutus, aga vise ikkagi läheb selgelt mööda ja TTÜ nüüd Olmre juhtimisel. Taas rünnakule kutsub nüüd Raadiku kattesse ja tundub, et Olmre tahab sealt nüüd lahendama hakata. Koort võtab nurgast kolmes, Rain Koort läheb mööda ja Toma Koi Pubalole läheb see lauapall. Ja, et Rain Koort võttis siin oma teise viske vist, esimese pani ära esimesel poolajal. Temal tuleb kätt hoida küll, aga TTÜ kahjuks läks see mööda ja Pärnu õnneks ikkagi. Ja Toomas Raadikule siit kolmas isiklik viga. Ja TTÜ-le võistkondlikuks kolmandaks veaks. Eks Raadik ka kindlasti tundis, et Pubal on seal juba eelisolukorras ja tegi selle taktikalise vea ikkagi kogenud mängija ära. Aga nüüd Šeskus täiesti vaba seal korvi all. Toob selle palli sealt veel välja, nüüd uuesti Šeskus. Allik tahab seal Akenbergi vastu nüüd seda palli saada. Akenberg tegelikult suudab päris hästi nendele pikematele mängijatel selja taga püsida. Sutt peab võtma raske viske ja lauapall siis Järvelaineni saagiks. Järvelainen nüüd võtab veidi maha ja annab palli sealt Olmrele. Järvelainen, Olmre ja Raadikuga nüüd kattest mängitakse. Akenberg võtab sealt raske kolmese nüüd Kiur Akenberg, kes on tegelikult sel hooajal 4. veerandajal mitmeid kordi võistkonda tassinud, aga seekord siis Akenbergi vise ei taba. Et seal natukene liiga koosnev mängijad olid kolmekesi, et ei olnud head spacingut. Ja nüüd Šeskus. TTÜ on taas maa-alas ja Pärnu kohe karistab ja Šeskusel 2 kätt laiali ja Pärnu taas siis 13 peal. Olmre. Pubalo vastu on raske, seal midagi ei ole öelda, et iga kord, kui Sten Olmre sinna korvi alla põrgatusega läheb, siis Pubalo on oma pika kere ja kätega seal vastas, aga Järvelainen võtab taas kolmes ja läheb ka see mööda ja Pubalo ikkagi lauas on võimas. Ja et Pubaloga on see ka
seega, et kui ta jääb lühema mängija vastu seal 300-ga 1-1 mängima, siis ta suudab olla siuke ebamugav, et kiirusega võib ette võtta küll, aga tal on pikad ja suured käed, et seda viset ta suudab takistada ja sealt tuleb raske vise, nagu on ka näidanud siin, et kui Olmre on läbi tulnud, siis Olmre on ikkagist teinud keerulise viske ja see on mööda läinud. Just, et ei ole ime, et siin korvpalliturul need sentimeetrid maksavad, et sul võib see olla isegi see pikk mängija, kes võib-olla nii palju ei oska, aga kui sul on ikkagi suur kere pikkade kätega mees seal korvi all, siis on sul ka kaitses korralik eelis ja muidugi Puval on need oskused igati täiesti olemas. Puval Orvelt siis täna juba 23 punkti ja 6 lauapalli ja Eesti liiga mõistes ikkagi väga korralik keskmängija Puval on. Hästi leitakse nüüd Järvelainen siit Olmre poolt ja TTÜ-le ka vahetuseks punkte juurde, aga vägisi seda aeg hakkab väheks jääma. 3 minutit minna kohtumise lõpuni ja Pärnu pluss 13. Sutt nüüd murrab läbi, jätab selle palli sinna Puvalole ja kas sealt tuleb veel punktilisa Pärnule? Ei, see vise läheb nüüd mööda. Järvelainen on lauas ja viga sealt Pärnu meestele. Võistkondlikult 3. viga Pärnule. TTÜ-l on võistkondlikud vead juba täis. Nii et siit tegelikult Simon Sutt päris hästi võttis sellise poolkiire rünnaku TTÜ-l maha. Puvalo saab nüüd vahepeal puhkust. Kõva töö see mees nüüd siin ära tegi ja Mihkel Kirves siis tema asemele väljakul, nii et Pärnu koosseis nüüd jälle veidi lühem väljakul. Ma näen, kas Olmre nüüd hakkab veel rohkem seda korvi ründama, kui Puvalot seal korvi all ei ole. Igatahes Allik on tema vastu jäänud, võtab raske kolmese nüüd Olmre. See läheb mööda ja Rannar Raap on kõrgel lauas. Ja, et mängija on täna Olmre võtnud need raskeid viskeid ja ei ole seda enesekindlust kuskilt saanud. Ja kaitses ka ei ole seda enesekindlust saanud mõnda lihtsa korviga kiirrünnakut lõpetada. Et on täna jäänud temal ikkagi siuke must päev. No vaatame veel, igatahes Pärnu teeb siit oma võistkondlikult 4. ja Olmret taas seal korralikult rapitakse. Ja eks see igal pool maailmas on levinud, et neid võistkondade tähtmängijaid ikkagi korralikult rapitakse ja neile valu antakse. Igatahes Rait Käbin kasutab siit oma viimast minutilist mõtlemisaega teisel poolajal. Ja saame siis näha, 2 minutit 20 sekundit on selle kohtumise lõpuni. Mis sa arvad, mis Kris Rait seal omadele rääkimas on? No, tuleks ikkagi teravalt ette võtta, et siin vead on täis, on võimalik lihtsalt vabavisked ja prooviks nüüd üle välja neid mängeid ka pressida. Siin võib isegi mingit maala formatsioonina üle välja pressinguga. Ja vaatame, mida TTÜ peatreener Rait Käbin seal välja mõtleb. Igatahes aega on siin selgelt väheks jäänud, 2 minutit 20 sekundit mängida ja Pärnu siis 13 punktiga täna siin võõral väljakul on seda kohtumist juhtimas. Ja kui Pärnu peaks tänase kohtumise võitma, siis see on Pärnu meeskonnale võit number 17, 14 kaotuse kõrvale ja TTÜ-l oleks see siis 16 võidu kõrvale 14 kaotus, nii et võiduga tõuseks Pärnu hetkel 4. kohale ja seepärast oleks siis ka kõik nende endi kätes, kui viimane kohtumine laupäeval koduväljakul Valga meeskonnaga ja kui selle peaks Pärnu meeskond ka seal võitma, siis igal juhul 4. koht põhiturniiri tabeli lõpus nende oma oleks ja veerandfinaal TTÜ-ga koos koduväljaku eelisega siis ees ootaks. Aga ärme rutta sündmustest ette, 2 minutit 20 sekundit on korvpallis piisavalt pikk aeg, et TTÜ võib siin ikkagi veel mingit sorti üllatuse sepistada. Ja siin nüüd väike mänguseisak, igatahes Mihkel Männiste nüüd annab palli Sten Olmrele ja mäng saab jätkuda. Järvelainen. Olmre taas nüüd palliga, Sutt tema peal. Raadiku kattes seal nüüd mängitakse, aga saadakse nüüd pall Olmret kätte ja Pärnu on kiiresse tulemas, aga Mihkel Kirves ei saa seda palli nüüd korralikult kätte ja selle olukorra nüüd Pärnu meeskond luhtab. Sutt palliga ja Pärnul nüüd kiiret ei ole, mängitakse kiiret pikka rünnakut, TTÜ üritab küll 8 peale minna ja seda palli kätte saada, Reinar Allik paneb veel 3 teele, see läheb sisse. Reinar Allik veidi ka rahvale siin teeb. Ja nüüd on TTÜ-l juba päris kiire, Olmre võtab 3 ja see läheb mööda ja Mihkel Kirves lauas ja võib vist vaikselt öelda, et Pärnu on siin ikkagi võitu endale turniiritabelisse kirjutamas. Ja, et Pärnu on siin peale seda esimese veerandaja ehmatust seda mängu tegelikult täielikult kontrollinud. Just, et mängu alguses tegelikult TTÜ läks seda kohtumist 14-2 juhtima ja
haaras pärast neid 3 punkti viskeid selge initsiatiivi, aga tõesti, nagu sa ütlesid, pärast seda on ikkagi Pärnu selgelt domineerinud seda kohtumist siin TTÜ spordihoonest. Just eriti kaitse pool, et kui TTÜ-l on lastud nüüd 65 punkti ainult visata, kui TTÜ on niisugune võistkond, kellele meeldib skoorida hästi palju. Et kaitses on ikka Pärnu päris kõva kodutöö ära teinud ja väga-väga tublisti on niisugust musta korvpalliga natukene mängitud ka ja on lastud ka seda kohtunike poolt. Täitsa selline veidi play-offi õngu mäng juba siin täna meil tegelikult oli, et selline korralik võitlus ja ka publikut on siia võib-olla keskmisest rohkem täna vaatama tulnud seda mängu ja loodame, et siis kui play-offid juba hakkavad, siis see TTÜ spordihoone on ikkagi korralikult täis ja ka teine tribüüni pool siin lahti tõmmatakse. Igatahes ootame kõiki korvpallifänne saali, kuna TTÜ ja Pärnu seeria tõotab tulla ikkagi väga intrigeeriv ja korralik lahing ja usun, et 3 mänguga see seeria kindlasti lõppema ei saa. Ja, et siin võimalusel on 5 mängu ja mina panustaksin küll, et 5 mängu sellest tuleb ka. No loodame, mis paremat korvpallisõbrale olla saaks kindlasti. Rait Kämin ja Eiko Rannula hea meelega sellega nõus ei oleks, kuna päris palju närvirakke sellega kuluks. Aga saame näha, see tõotab tulla igatahes siin sellest 4 paarist võib-olla, et kõige intrigeerivam. Aga nagu sa enne öeldud, ärme rutta sündmustest ette. Siin võib nädala ajaga veel kõike juhtuda. Aga Järvelaine nüüd vahepeal siis punkte juurde ka TTÜ meeskonnale. Ja viimane minut on vaja siis siin lihtsalt lõpuni mängida. Ja Rannar Raab siis palli mängu panemas. Rannar Raabilt ka täna vahetusmängijana igati korralik esitus. 24 minutiga 11 punkti, 5 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu ja Seskus paneb siit veel palli ülevalt alla. Ja, et väga hästi lahendasid selle TTÜ trappi olukorrad ära, tulid sealt välja ja leidsid selle õige mehe sealt. Ja 30 sekundit nüüd mängida ja Kirves söödab nüüd päris Sten Olmrele selle palli pihku. Koort. Ja Koort sealt 2+1 rünnaku võtab välja. Ja saab siis Rain Koort prooviga taga veel vabaviske joonelt. Koort ka üsna mitu hooaega siin TTÜs juba on mänginud. Vahepeal käis haridust omandamas ka Ameerikas. Ja siis tuli tagasi siia TTÜ meeskonda mängimas, julgeks öelda, et kas 3. või 4. hooaeg on Koortil siin TTÜs nüüd juba minemas. Ja on aasta-aastalt Koort ka sinna rotatsiooni sisse tõusnud ja eelmine aasta siis päris selline põhiviisiku mees tegelikult oli sel aastal. Sel aastal pigem vahetusmängijate pingilt on Koort mängu sekkunud. Ja, et sel aastal muidugi TTÜ sats on natukene tugevam ka, kui seda oli eelmisel aastal. Ja Kirves siit veel punkte lisaks. Pärnu siit võidutabelisse kirjutab ja 85-71 hetkel see seis ja saame näha, kas Olmre siit veel viskele läheb. Ei, siiski mitte. Võtab palli maha ja see mäng on lõppenud siin TTÜ spordihoones ja 85-71 siis numbrid tablool, nii et nüüd on kõik ohjad selle 4. koha saamiseks Pärnu Sadama meeskonna käest. Tuleb vaid laupäeval võita siis Valga meeskonda koduväljakul. Kui Pärnu seda suutma ei peaks, siis TTÜl on veel võimalus, kui võidetakse võõral väljakul pühapäeval Raplat ja järgmisel neljapäeval koduväljakul Tallinna Ülikool Kalevit. Igatahes jääme neid mänge ootama. Kris Solea, võta sina see mäng siit veel statistika koha pealt kokku ja mina lähen vaatan, äkki saan mõne intervjuu. Ja Pärnu resultatiivsemad mänged siis. Tumakoi Pubala 23 punkti. Mihkel Kirves lisas 12, 14 lauapalli. Edvin Seskus 11, Rannar Raap 11, Reiner Ailik 13 ja Simon Sutt 10. Et siis, ja Karl-Martin Kask 5 punkti. Kõik väljakul käinud mehed, välja arvatud Tormi Niit, siis said siin päris korraliku punktiskoori endale kirja ja TTÜl siis Jordan Järvelainen 24 punktiga kõige resultatiivsem ja kahekohalise punkti summa sai veel kokku ainult Kiu Rakenberg, et Sten Olmre siin ja tänasel ei olnud see tema mäng, et aga jah, TTÜl lagunes see mäng rünnakul ikka ära, et kui siin 71 punkti peal hoiti, siis Pärnult väga korralik kaitsemäng ja tuleb põnev see paar ja kuulame, mida on Pärnu peatreener Eiko Rannulal öelda. Kuskile siia.
Heiko Rannula, algus täna uimane, 14-2 jäite taha, võtsid kohe kiiresti time-out'i, seal minutilisel mõtlemise ajal andsid meestele sõnum, et hoidke kehad nüüd kõva, ja ega rohkem tegelikult tagasi ei vaadanudki, et kogu ülejäänud kohtumist tegelikult Pärnumaa julgeks öelda, et dikteeris täna. Jah, nagu ma ütlesin sulle enne mängu ka, et pigem oli siuke ülehäälestumise moment täna, et Tomago just eriti oli kuidagi eriti pehme, et lasi ennast ära lükata, aga jah, ma arvan, et saime sellest esimesest kometsust üle ja siis oli suht ikka meie kontrolli on. Ja oli siin saalis ka veidi sellist play-offi õngu tunda, oled sa muga nõus? No igal juhul, ma olen seda ennem ka öelnud, et põhimõtteliselt on ju teada, et me läheme omavahel kokku. Siin oligi küsimus ainult, et kes kelle koduväljaku eelis on. Et see oli kindlasti väga tähtis mäng meie jaoks ja ma arvan kokkuvõttes jään rahule tänase mängu. Kuidas sa nüüd ise hindad, kui tuliseks see seeria olema saab? Et 3 mänguga see vast ei lõppe? Jube hea küsimus iseenesest. Loomulikult ma arvan ja ma tahan, et see lõpeks, mis ma arvan. Ma tahan, et see lõpeks 3 mänguga, aga ei, siin on vastased on kõik rasked, 3.–6. Nii et TTÜ-l oleneb väga palju, kuidas neil viskepäev on. Täna oli kesine, aga samas ma ütlen, et meil oli veel kesisem, et mis ma oskan öelda? Elame näeme, ma ei tea. Ja tundub, et nüüd vähemalt 2 viimases mängus olete Olmre vastu ka ikkagi mingi rohu leidnud. Jah, Olmrega oleme hakkama saanud. Joonas on meil nüüd pahandust teinud siin mitu mängu järjest. Ta on natuke ebameeldiv vastane meil. Meil on Reiner ja Pubaro, et raske on nagu talle katjat leida, aga kokkuvõttes ma arvan, et me saime kaitses täna normaalselt hakkama. Edvin Ašeskusest ka veidi, täna küll võib-olla kõige teravamat mängu ei teinud, aga siin eelmistes mängudes pärast Norman Cabini vigastada saamist on ikkagi just eelkõige seal tagaliinis korralikult meeskonda vedanud. Tegelikult on terve see tagaliin, Saimon, Kirves ja Edvinas on tegelikult ülitublid on, arvestades sellega, et nad ei ole ju varem sellist positsiooni mänginudki. Edvinas täna oli tegelikult väga ebakindel ja ma ei teagi, kuidagi väga liimist lahti, et isegi korvi alt need omad kohad jättis viskamata, aga ma ütlen kokkuvõttes, jah, ma kartsin palju hullemat enne või pärast seda Normani vigastust, et nad on ilusti hakkama saanud, aga play-offid alles hakkavad, siis kui see õige surve peale tuleb, et rasked mängud on ees. Ja ega see võitlus tegelikult ju 4. koha peale veel päris läbi ei ole, et olete küll nüüd ise oma saatuse sepad nii-öelda, laupäeval on vaja kodus Valga ära võita, siis on korras, nii et kindlasti on vaja see mäng ka nüüd korraliku kontsentratsiooniga ära mängida. Jah, nagu ma ütlesin, meil juba play-offid käivad, et nüüd see Valga mäng, et kindlasti see ei olegi niivõrd oluline see võit või kaotus ja see lõpuks see kodus või koduväljaku eelis või mitte, et pigem just ongi see tunne, et nüüd me läheme kogu aeg ülesmäge, et enam kehva mängu ei tohi sisse tulla. Aitäh, Heiko, edu! Rait Kävin, algus oli ilus, 14-2, aga siis ikkagi julgeks öelda, Pärnu dikteeris ülejäänud kohtumist. Ütleme, nad dikteerisid, jah. No ütleme 3. veerandajaga täielikult ja sellest piisas, et nad said meid kiiresti kätte ja ütleme nagu väga võrdseks peale seda enam alates teisest poolajast ei läinud. Kui tõsiselt te nüüd selleks mänguks keskendusite, et võtsid seda kui tavalist reamängu või ikkagi kui juba olulist play-offi eelset lahingut 4. koha peale Pärnuga? Ma ei saa öelda, et ma oleks mingi erilisi pingeid endale või võistkonnale peale pannud, et pigem läksime mängime nagu reamängu. Vähemalt selline oli minu sõnum mängijatele ja mina päris ausalt võin öelda, et ma erilist mingit valmistust küll selleks mänguks ei teinud. Iseenesest tuleb ju tegelikult TTÜ-d kiita. Hooaja alguses prognoositi teid ikkagi pigem sinna 6. kuni 8. kohale. Põhiturniiri lõpetate kas 4. või 4.–5. kohaga. On sulle võib-olla endale ka veidi üllatuseks, et tegelikult olete selle põhiturniiri väga korralikult mänginud? Peale sellist mängu on väga raske midagi positiivset öelda, aga kui ma vaatan neid mängijaid ja teades mis graafiku alusel nad liiguvad, et 2 korda päevas trenni teevad, eksameid teevad, osad õpivad magistrikraadis või magistriõppes. No müts maha nende meeste ees, et loomulikult mingitel hetkedel mina olen närvi ja tahaks süües kasvab isu, aga tõesti müts maha, nad on tublid, nad on üliõpilased, see on üliõpilasvõistkond ja mina olen küll nende luud. Ja pühapäeval nüüd, olgugi, et see 3. koht nüüd libises käest, ikkagi põhimõtteline kohtumine Raplas Raplaga selles suhtes, et Rapla TTÜ mängud on alati põnevad.
kindlasti Rapla korraldab hästi oma kodumänge, et seal on alati põnev olla ja oleme ausad, kuigi seal enam midagi vahel ei ole, siis teatud asju enne play-offi saab ikka proovida. Selge, Rait, aitäh, edu! Ja siit tõmbame sellega otsad kokku, järgmine mäng juba reedel, kui Tartus siis selgitavad selle hooaja põhiturniiri võitja, kodumeeskond Tartu Ülikool ning PC Kalev Cramol, nii et püsige Delfi TV lainel.